Kiittusen karavaan, tästä häireet herättää ylös voimeen. Me kuningas tuletaan meidän Sionista. Tästä huomasimme Jumala kuninkrikoksi. Vain me prutyjävät tulee, valmistaa kehissä.
aastatuhandeid tagasi, et issand nõrgab Sionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle. Ta ütleb, et taevas ja maa värisevad, aga isand on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele. Ta ütleb, et siis, kui me avastame selle juuda või mõõrge enese sees, te tunnete, et mina olen isand, teie Jumal, kes elab Sionis oma pühal mäel. Jeruusalemm saab pühaks ja võõrad ei käi enam temast läbi. Ja sel päeval sünnib, et mäed tilguvad värsket veini ja künkad voolavad piima. Kõigis juuda nõudes voolab vesi ja issanda kojast voolab välja allikas ning kastab sittimi orgu. Halleluuja. Halleluuja. O kiitus, kiitus, kiitus Jumal. Ma tahaksin alustada võib-olla siin sellest, mis ei ole küll tänane sõnum, aga mis näitab nii selgelt, et kes me täna oleme, miks me siin oleme. Ja Hiobi 38 peatükk salmist 4 võib-olla, kui siin Jumal kõnetab Hiobit ja ta küsib, et kus olid sina, kui mina rajasin maa. Vasta, kui sul nii palju tarkust on, kes määras selle mõõdud, küllap sa tead, või kes vedas selle üle mõõdunööri, mille peale on selle alussambad paigal pandud, või kes asetas selle nurgakivi, kui hommikutähed üheskoos hõiskasid ja kõik Jumala pojad tõstsid rõõmukisa. Ja kes sulges ustega mere, kui see esile murdes ema üsast välja tuli, kui ma panin pilvet selle katteks ja pilkase pimeduse mähkmeks, kui ma lõin sellele korra, panin riivid ja uksed. Vaataks edasi Jesaja 14. peatükki. Siin räägib ühest olendist, kes oli otse kui Koidu täht, kes oli loodud täiuslikuks, kes võis kõndida tuliste süte keskel. Ja ta küsib, kuidas sa oled ometi alla langenud taevast, Helkias hommiku täht, Koidiku poeg, tükkidena paisatud maha rahvaste alistaja. Sest sa ütlesid oma südames, mina tõusen taevasse. Kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele. Rõhk ei ole praegu mitte Lutsiferi peal. Rõhk on selle peal ühe koha peal, milleks on kogunemismägi kaugel Põhjamaal. Ja edasi ta ütleb veel, ma lähen üles pilvede kõrgustikele. Ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Keegi, kelle sisse tuli uhkus ja keegi, kes tahtis minna, tõsta ennast teistest Jumala poegadest üle, minna istuda kogunemismäele ja olla kui Jumal. Nüüd vahe tema ja meie vahel on see, et tema tahtis seda, aga meid on selleks sünnitatud. Meid Kristuse ihuna ja Jumala poegadena täna me oleme selles kogunemismäel, usu läbi. Kogunemismäel, kus pannakse paika nagu, ütleme nii, mis ma ei saa öelda, et pannakse paika alustalad, seepärast, et Jumal on need paika pannud. Aga kus tuuakse esile üks koht, nagu kui oli see tohuva pohu, ehkki kõik asjad, kõik elemendid olid olemas seal, aga nad pidid asetuma omale kohale. See on nagu pilt nüüd sellest kogunemismäel, kus on Jumala rahvas, Jumala pojad, kes me oleme, et asetuksid kohale need, mis Kristuses on lõpule viidud, kuid mis ei ole veel ilmsiks saanud füüsilises. Edasi vaataksime Danieli 7 ja loen siit mõned kohad. Danieli 7, 9-10. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed. Ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle ratteks oli põlev tuli. Tulejõgi voolas ja läks välja ta juurest. 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Ja pane taas tähele, kohus võttis istet ja raamatud avati.
salmist 13-14. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Aga tõenäoliselt on see nüüd see aeg, mis toimus siis, kui Jeesus äratati surnuist üles Jumala pojaks väes, esmasündinuks, sest siis oli ta inimese poeg. Ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Olenevalt sellest, kas me täna seda näeme või mitte, aga võttis kohus, võttis isted, raamatud avati ja asi pandi paika. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Edasi ma loeksin salmi 22. Kuni tuli elatanu ja kohus anti kõige kõrgema pühade kätte ja jõudis aeg, mil pühad said kuningriigi endale. Nüüd loeme salmi 26-27. Siis võtab kohus istet ja temalt võetakse, ehk siis metsaliselt võetakse ära valitsus ja ta hävitatakse ning hukatakse lõplikult. Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva alla antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma. Siin sa näed nüüd seda finaali. Kõigepealt me nägime algust, kuidas kohus võttis istet, kuidas raamatud avati, kuidas asi pandi paika ja siin me näeme nüüd lõppu, kuidas see asi nagu, siis ütleme siis nagu selle viimast finaali või selle asjade lõplikku esile tulekut. Lõplikku võitu siis siin füüsilises. Praegu oleme me seal vahepeal. Edasi ma tahaks vaadata psalm 82. Suht tuntud psalm, jutlustatud sellest mitmel korral ja väga väeline. Ja ma usun, et Jumal andis selle siin alguses kõik selleks, et luua meie sees üks pilt ja arusaam, et me ei ole täna siin lihtsalt istujad, me ei ole lihtsalt mis iganes, vaid me oleme see Jumalik sugu. Psalm 82. Jumal seisab jumalikus koguduses. Ta mõistab kohut jumalate seas. Jumalik kogudus, jumalad, kus keskel on Jumal, mõistmas kohut. Jumala kohus on see, et tema tuleb, kuidas nüüd öelda, tema sõnamõõk tuleb, et lasta vabaks, et lõigata. Ja nagu ta ütleb ka niiviisi, et kuigi me elame täna veel lihas, selles lihalikus ihus, mis ei ole lunastatud, ometigi meie relvad, võitlusrelvad, sest meil on sõdimist taevaluse kurjuste vaimudega ja meelevaldadega. Meie võitluse relvad on vägevad temas, kummutama kõik mõistused targutused, lammutama kõik kindlustused, mis antikristuse vaim nende sajandite jooksul on ehitanud siia kristlaste meeltesse. See on Jumala kohtumõistmine. Ta tuleb alati valgusega, et lasta vabaks, mitte mõistma hukka või peksma. Ja nüüd ta küsib, Jumal seisab jumalikus koguduses ja küsib jumalate käest, kui kaua te mõistate kohut ülekohtuselt. See on, kui Kristuse meel ei ole tulnud ilmsiks veel ja seal on pimedaid alasid. Ja kui need pimedad alad nagu valitsevad, siis sünnib see, et need, kes on jumalad, need, kes on kohtumõistjad, need, kes on seadus, need, kes on kogunemismäel. Sellest natukene siin puudutas seda teemat ka apostel Aksel, kui ta ütles niiviisi, et Lutsifer visati välja sealt kogunemismäelt ja meid asetati sinna asemele. Ja hoiate õelate poole. Ja ta ütleb nüüd, mõistke kohut vaevalisele ja vaeslapsele, mõistke õigust viletsale ja kehvale. Ja mis see kohtumõistmine siis tähendaks, on järgmine salm, päästke vaevalised ja vaesed. Vabastage nad õelate käest. See on see, kui Jumala rahvas tuleb kokku kogunemismäele, selleks, et olla seaduseks, selleks, et olla valguseks, selleks, et olla soolaks. Üks osa on see, et olla seal väljas ja kuulutada seda kuningriigi evangeeliumi tunnistuseks. Teine osa on see, kui me koguneme kokku. Me ei tule lihtsalt saama, vaid me tuleme kehtestama. Ja pane tähele nüüd, kui Jumala poegadel, jumalatel, seepärast ei ole eraldi, Jumal ei ole selline, me ei ole enam aadamlik sugu. Adam, Jumala esimene poeg,
loodi. Jumal enam ei loo. Seepärast, et nüüd Jumal nagu taas tootis iseennast või kuidas seda eesti keeles peaks ütlema, ta paljundas iseennast. Seesama põhimõte ei ole ju kusagilt nagu tulnud, ei tea kust, eks ole, see on Jumala enese südamest tulnud, kui ta ütles Aadamale, et paljunege, ma õnnistan teid, sigige, paljunege, täitke maa, see on vaimulik pilt kogu aeg, täitke maa, alistage senestele ja valitsege. Samamoodi on kuningriigi põhimõtted, nagu see taigen, kuni kõik läks hapnema, eks ole. See tähendab, et kuningriik ja Jumal on alati vägivaldne, aga mitte vägivaldne lihalikus mõttes. Vaid ta on määratud kasvama, alistama ja valitsema. Ja siin ta ütleb nüüd niivisid, et kui meie ei saa sellest aru, kui me ei mõista vaimulikke põhimõtteid, kui me ei mõista Jumala loomust, kui me ei mõista Jumala teid, siis on 5. salm, nad ei tea, nad ei saa sellest aru, nad käivad pimeduses. Ja selle tõttu on löönud kõikuma kõik ilmamaa alused. Me alustasime Hiobi raamatus sellest, kuidas Jumal ütles niiviisi, et kus olid Hiob sina, kui mina panin paika alused. Ja siin ta ütleb nüüd niiviisi, et Jumal seisab jumalikust kogudusest, mõistab kohut jumalate seas, küsib, kui kaua teile meeldib ülekohtuselt kohut mõista, kui kaua teil meeldib nagu üksteist tunda liha poolest, rääkida taga, laimata, peksta, tappa üksteist. Selle asemel, et ma olen teid sünnitanud, et te päästaksite vaevalised ja vaesed ja vabastaks nad õelate käest. See, mida me näeme meie maal toimumas kas või, ütleme inimlikult, eks ole, ehkki me rõhk ei ole selle peal ja meie silmad ei ole selle peal. Aga suures osas see ongi selle tulem, et kui jumalad, aga mul jäi jutt selle peal pooleli, et Jumal taas toodab ennast, Jumal loob ennast, eks ole. Ja nii nagu ta andis Aadamale selle õnnistuse, et sigineda. Aadam tootis iseennast. Inimene toodab taas inimest. Ja see on jumalik printsiip. Jumal nüüd ei tooda enam liha, Jumal ei tooda enam inimest, eks ole. Jumal toodab nüüd iseennast. Ja selles mõttes ei ole olemas, et meie siin ja tema seal. Jällegi see põhimõte, vaata nagu ta ütles niiviisi, et kui te olete näinud mind, Jeesus, maa peal, ainusündinud pojana veel, kui ta ei olnud veel sünnitatud, kui ta ei olnud surnust üles äratatud, kui ta ei olnud veel esmasündinu, eks ole, juba siis ta ütles, et kui te olete näinud mind, olete näinud isa. See samas nii nimetatud ülempreesterilikus palves ta ütles sedasi, et meie oleksime üks, et nemad oleksid üks, nii nagu meie oleksime üks. Nüüd, kui sa näed sedasi, et sa näed 3 jumalat, ütleme niiviisi, 3 isikut, sa näed isa, sa näed poega, sa näed püha vaimu. Aga ometigi sa näed üks Jumal, sa näed ühte Jumalat. Ja kui me nüüd nii palju, kui meil seda arusaamist on, mis teeb siis 3 Jumalast ühe Jumala, neil on sama mõtteviis, sama nägemus, sama visioon, ütleme siis niiviisi, sama tegevus, ühes suunas liikumine, võid sinna mida iganes veel juurde panna ja 3 isikust saab üks Jumal. Nii et selles mõttes ka nüüd Jumal ei näe meid enesest lahutatuna, et meie oleme nüüd tema pojad ja tema meie isa, mis tegelikult ka nii on. Aga nagu see sama asi, mida ta mulle siin ükskord andis ja ma siin rääkisin välja ka, eks ole, et Jumala mõte on Jumal. Jumala suust väljunud sõna on Jumal, Jumala läkitatu on Jumal. Selles mõttes, et Jumalal ei ole poolikuid asju, temal ei ole niiviisi, et ta midagi alustab ja see asi kuidagi katkeb. Vaid kui ta midagi on alustanud, siis see on juba ka lõpetatud. Nagu on öeldud niiviisi, Kristus on alfa, Kristus on oomega, ta on algus, ta on ots, eks ole. Kõik hoitakse koos tema sees. Nii et selles mõttes me oleme üks olemises. Aga kui me nüüd meie selles üks olemises, selles positsioonis jumalatena ei mõista oma positsiooni, ei mõista oma meelevalda ja ei mõista, kus peaks ütlema, oma arsenali või kuidas iganes, eks ole, siis juhtubki see niiviisi, et kõikuma on löönud kõik ilmamaa alused, sellepärast et vastutus on antud meie kätte siin maa peal. Mina küll ütlesin, teie olete jumalad ja olete kõik kõige kõrgema lapsed, siiski te surete kui inimesed ja langete kui kes tahes vürstidest. See on kõik selle tagajärjel, kui on vaenlane saanud kindlustused meie meeltesse. Ja Jumal ütleb nüüd niiviisi, et tõuse, Jumal, mõista kohut maailma üle, sest sina pärid kõik rahvad. See ei tähenda nüüd mitte niiviisi, et Jumal tõuseb. Ja samas Jumal tõuseb. Aga ma usun, me saame nüüd aru niiviisi, mis tähendab siin Jumal tõuseb. Okei. Vaatame nüüd siit edasi, ma lähen Matteuse 19. peatükki, mis kõik tõendavad seda ühte sama asja.
ja see on niivõrd kaunis, kui me seda näeme. Mattuse 19, salm 28. Aga Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud. Siin enne seda Peetrus ütles niiviisi, et vaata, meie oleme jätnud maha kõik ja järgnenud sulle, mis me siis nüüd sellest saame, eks ole. Ja siin ta vastabki niiviisi, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, mis on nüüd toimunud, eks ole, 2000 aastat tagasi, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Sa näed, olid jüngrite hulgast Jumal valis 12 apostlit, need üks läks kaduma, eks ole, need 11, kes jäid, mis oli pilt segadusest ja seal oligi suur segadus, kuni juhtuski see või toimus see, mis ta siin ütles sedasi, et see oli salm 28, jah. Kuni inimese poeg istub oma kirkuse troonile. Kui inimese poeg istus oma kirkuse troonile, kord oli taastatud. Ja selle samal hetkel, kui inimese poeg oli ülendatud oma troonil esmasündinu paljude vendade hulgas, nüüd need samad apostlid. Ja jällegi ma ei räägi praegu apostlitest, ma räägin apostelikust, seepärast, et sina, mina, me oleme sünnitatud apostelikuks. Üks apostellikkuse põhilisi tähendusi ongi see on läkitatu. Mitte jällegi inimlikust mõttes läkitatu, nagu paljud on arvanud, et missionärid on nüüd apostlid, eks ole, see on läkitatu, see pole mitte mingi läkitatu. Läkitatu on see, et on läkitaja ja ta on läkitanud tooma esile, viima lõpuni teoks tegema selle, milleks ta läkitas, eks ole. See on apostelik. Tema ihu on apostelik. Nii et sellel hetkel olid nemad trooni peal kohut mõistmas. Ja viimane kirjakoht, mida ma tahan siin näidata, ongi siis Luuka 16:16, mis siis ütleb meile niiviisi, et käsk ja prohvetid vist ulatuvad risti Johanneseni, see peaks olema tõenäoliselt see. Niisiis Luuka 16:16. Moosese seadus ja prohvetid ulatavad Johanneseni. Nii. Olid prohvetid, oli seadus ja see oli kõik kuni Kristuse ilmsiks tulemiseni, eks ole, nagu ta ütleb ka niiviisi kuni uue soo ilmnemiseni või kuidas iganes see ütleb, eks ole. Ja edasi ütleb, ja sellest ajast peale kuulutatakse, no see on see teine tõlge, kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist, no okei, teine tõlge ütleb paremini, kuulutatakse kuningriigi evangeeliumi, mis on nagu täpsem. Kuulutatakse kuningriigi evangeeliumi ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse. Ja see ongi nüüd see, et selles mõttes ei ole me lihtsalt istujad ja me ei ole nagu saajad, sest kellena sa ennast näed, sees oled. Ja kui ma tulin nüüd siia Saaremaale, siis mul sõna ei olnud, sellepärast, et oli päris pingelised ajad mul ja ma olin päris väsinud ka. Ja siis, kui ma eile õhtul sõitsin, siis andsin selle asja Jumalale üle ja ütlesin, et minul sõna ei ole. Aga ma väga ei muretsenud ka. Ja miks ma ei muretsenud? Mitte seepärast, et ma nii vaimulik olen, vaid ma olin nii väsinud, et mul lihtsalt ei olnud jaksu muretsemiseks. Ja siis oli nii tore, kuidas Jumal oskab asju teha. Ma ei tea, miks ta nii teeb, tema on Jumal, tema teab. Läksin voodisse, olin tõsiselt väsinud, kell oli vist 12, hakkas sama 12, ühesõnaga päris hilja. Ja ma läksin juba pea padja peale, tõmbasin teki üle pea, mõtlesin, ma nüüd magan ja ma olin juba magama jäämas ja siis tuli sõna. Nii, ja nüüd seda sõna ma täna jagasin küll ka Kuressaares, aga ma tahan jagada ka siin. Sest ma jagan teda nagunii teistmoodi. Põhiline lahing, mis toimub, ütleme, meil on meie meeles. Ja meie meelt tahab kätte saada nii Jumal kui ka siis see maailma vaim, ütleme, või antikristuse vaim, kuidas iganes me asju nimetaksime. Ja siin 1. Johannese 2:14 ütleb nõnda, et ma olen kirjutanud teile lapsukesed, sest te olete ära tundnud isa. Ma olen kirjutanud teile isad, sest te olete ära tundnud tema, kes on algusest. Ma olen kirjutanud teile noored mehed, sest te olete tugevad, Jumala sõna püsib teie sees ja te olete ära võitnud tigeda. Ja nüüd ütlebki niiviisi, et ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastust tema sees. Sest kõik, mis on maailmas, see süsteem,
mitte planeet Maa, mitte see loodus, sest kogu see loodusele täius on Jumal oma ja selle on andnud ta meile pärandiks. Veel, mis meile pärandiks on antud, ta ütleb seal psalm 2 vist, ta ütleb niiviisi, et ma ei tea, kas ta seal ütles ka seda, et täna ma sünnitasin su, ma ei mäleta nüüd seda, aga vähemalt seal ta ütleb niiviisi, et küsi mu käest rahvaid. Nüüd, ühes teises kohas ütleb nõnda, et meie oleme Jumala pärijad ja Kristuse kaaspärijad. Nii et vähemalt üks asi, mida Kristus on määratud pärima, on rahvad. Ja kuna sina, mina, me oleme tema kaaspärijad, siis tähendab üks meie asi, meie pärand on rahvad. Nüüd, kas me küsime rahvaid või me ei küsi rahvaid? Vaat siin tuleb nüüd vahe sisse. Jällegi, kas me näeme seda loodut enda pärandina või mitte? Sest kui me näeme seda loodut enne see pärandina, ma tõsiselt, ma räägin seda, sina oled oma kodus peremees. Sa ei lase tulla sinna igal tegelasel sisse ja hakata seal laamendama või elama või ülbitsema või ümber korraldusi tegema või majandama ja lõpuks sind välja ajama. Mis pärast? Mis pärast? Sellepärast, et sa ei käi armastuses, jah? Mis pärast sa ei lase tulla kellelegi oma koju laamendama? Sest sa oled peremees. See on sinu omand. Sa oled selle vastutav. On ju? Nüüd, kui sa vaatad sellest seisukohast, siis kui me vaatame täna planeeti Maa, kas me oleme täna selle omajad? Oleme me vastutavad? Ei paista kuidagi seda moodi. Sellepärast, et meil ei ole veel kohale jõudnud see, et see on meie pärand, et see on meie omand. Sellepärast, et aastasadu on Antikristuse vaim on söötnud selliste soga Jumala poegade meeltesse, et me oleme võõrad ja majalised siin planeet Maa peal, meie kodu on taevas, me oleme igavesti seal. Talle pulmapidu toimub taevas, meie kodu on taevas ja veel igavesti. See jõledus, mida õpetatakse pühapäeva koolis lastele, me elame igavesti taevas. Anna andeks. Nüüd need, kes on näinud läbi selle kuradi salakavala nõksu, miks see kõik on? Just nimelt, et saada siit selle pärandi pealt meie silmad ära sinna, kus meil pärandit ei ole. Nii. Aga just siin ütleb niiviisi, et me ei armastaks maailma, mitte see ei tähenda seda, et me ei armastaks oma pärandit, vaid et me ei armastaks seda, mida see maailm sisaldab, ja see on just nimelt lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, mis ei ole isast, vaid on maailmast, ehk siis maailma vaimust ehk ta Antikristuse vaimust. Ja ta ütleb, ja maailm kaob ja tema himu, niisiis mitte planeet Maa ei pea kohe kaduma. Jätame selle tules põlemise rahulikult sinna paika, see ei toimu, kui see üldse toimub, ei toimu see vähemalt mitte niipea. Aga ta räägib sellest süsteemist. Nii et maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Ja ta ütleb, lapsukesed, nüüd on viimne aeg. 2000 aastat tagasi viimne aeg. Ja nagu te olete kuulnud, et Kristuse vastane tuleb, siin tuleb nüüd üks väga põnev koht. Nõnda ongi nüüd ilmunud palju Kristuse vastaseid. Ehk palju antikristuseid. Ja ta ütleb, siit me tunneme, et käes on viimne aeg. Asi läheb järjest põnevamaks. Meist on nad lähtunud. Kuula. Meist on nad lähtunud, kuid nad ei olnud meist. Sest kui nad oleksid olnud meist, siis nad oleksid jäänud meie juurde, et nad läksid ära, et saaks ilmsiks, et kõik ei ole meist. Nüüd küsime, mis on pistmist antikristusega või kes üldse on antikristus? Teil küsimus esitati valesti. Kõigepealt, kes on antikristus ja mis on meil pistmist üldse jumalatutega? Kes siis justkui on meie vaenlased? Ma ei räägi inimestest. Ma räägin süsteemist, ma räägin mõtteviisidest, ma räägin kõrgistustest, kõigist sellest. Siin ütleb ta niiviisi, et antikristused ja palju antikristuseid on meist lähtunud. Ma jätan mõned asjad siin vahele, et see asi võib-olla natuke selgemalt välja tuleks salmis 26. Seda olen ma teile kirjutanud neist, kes teid eksitavad, püüavad kätte saada sinu meelt, et siia saaks ehitatud kindlustused. Aga ta räägib niiviisi, et see võidmine meie sees õpetab meid nagu, et me ei vaja siis, et keegi meid õpetaks. See on see niiviisi, nagu ta ütleb täna, vend ja õpetaja on venda. Et me ei vaja üksteist selles mõttes, et me tunneksime Jumalat, et me õpiksime käima Jumala teedel. Jumal on pannud viielaadsete inimeste paikast, on teine asi, ma ei räägi sellest. Ma räägin seda, et mul on otse õigus minna Jumala trooni, otse tunda isa, otse olla tegelikult üks isaga, eks ole. Ja selleks ei vaja ma sind, et sa õpetaks mulle tundma isa või viiksid mu isa juurde ja sina ei vaja mind nagu.
aga me vajame üksteist sellepärast, et üksteist nagu täielikult valmistada, julgustada, õhutada ja nii edasi. Aga just nimelt, et tunda oma Jumalat isiklikult, täna vend ei saa enam õpetada venda, need asjad ei ole nagu mentaalsel teel edasi antavad. Jumala riik, printsiibid, asjad ei ole edasi antavad mentaalsel teel, hingelisel teel. Need on asjad, mis sünnitatakse vaimu ja vaimust tulevad esile. Ja sellepärast ta ütlebki niiviisi, et see võidmi teie sees õpetab teid kõiges. Nii nagu on see tõsi ja pole vale ja nagu see on teid õpetanud, nõnda püsige temas. Nüüd ma tahan natukene minna sellest asjast edasi, hüpata paljud asjad üle ja tuua oma arusaamisega või mäletamist mööda esile. Ta ütles nõnda viis, et palju antikristuseid on läinud välja ja nad püüavad teid eksitada, nad on tulnud meie hulgast. Aga nad ei olnud meie hulgast. Ja edasi ütleb Paulus niiviisi, pange tähele koeri ja kurje töötegijaid just nimelt. Ja edasi ta ütleb veel niiviisi, nende kohta ütleb sedasi, et nende au on nende häbis, et nad taotlevad maapealseid asju. Nii et kõik need, kes justkui on olnud Jumala perekonnast, aga tegelikult ei ole olnud tõelised Jumala pojad, vaid ongi olnud see nisuivad ja luste just nimelt, aitäh. Luste, kes siis tegelikult on luste, kes siis on siis määratud selleks, et olla eksitajad, kes on Kristuse vastased. Miks ma seda kõike nüüd rääkisin? Ma rääkisin sellepärast, et meie meel. Jumal ütleb niiviisi, et meil on Kristuse meel. Aga kui me nüüd ei valva, kui me nüüd ei pane tähele, kui me ei tunne ära nüüd vale apostleid ja mida iganes, sest vale apostleid ei ole mitte need, kes tulevad kohe vale õpetusega sisse, vaid nende motiivid on valed. Ja isa on pannud asja toimima niiviisi, et tema on isa, ta sünnitab poja, poeg on isa, sünnitab poegasid, need kasvavad isadeks, sünnitavad poegasid. See on nagu isa, poja nagu kultuur selline. Aga need, kes ei ole nüüd Jumala pojad, kes ei ole Jumala poolt isaks, neil ei ole armu kasvada isaks, nemad on need ülevaatajad ja kes iganes. Ja siis ongi niiviisi, et nad ei kasvata poegast, nad ei tooda poegasid ja nad ei tooda kuningriigi meelsust ja kõike seda, eks ole, sest neil pole seda. Ja siis nad kannavad kõike seda jama enesega kaasas, mis ongi antikristuse vaimu, ütleme siis antikristuse vaimu vili, antikristuse teenistus ja nii edasi, et siis Kristus saaks troonilt ära lükatud ja asemel saaks pandud antikristus. Ja see antikristus on tegelikult 666, see on lihtsalt inimene, see on inimlikkus, see on see aadamlikkus. Aga kuna aadamlikkuse sees on saatana seeme, siis see on omadega naguni ühel pool. See on hea korja tundmise puu vili ja nii edasi. Nii et selles mõttes. Ja kui nüüd ongi ehitunud meie meeltesse need kindlustused vaenlase poolt, kas või see sama nüüd, mis on üks suurimatest kindlustustest, et meie oleme võõrad ja majalised siin maa peal, aga me oleme sellest rääkinud, et meie ei ole enam võõrad ja majalised siin maa peal, vaid Jumala riigi kodakondsed ja mis iganes ta seal ütles. Ma tunnen, kuidas väsimust tahab peale tulla, aga tänu Jumala, et me oleme usurahvas ja selles mõttes ma ei kavatse võtta mingit väsimust nagu vastu. Ma palusin täna, et täna tuleb esile see, mis Jumal on määranud tänase jaoks. Ma palusin, et me saame kummardada vaimus ja mida iganes ma palusin ja kui sa midagi palud uskudes, siis see sulle saab. Ja kui sa vaatad ja paistab, et see ei ole justkui saanud, siis on võimalus tuua see esile. Amen. Kes on võitja? Vea vastus ka. Aga võitja on see, kes ei anna järgi. Kui sa oled järgi andnud, oled järele andnud, siis sa enam ei ole võitja. Võitja on see, kes ajab ennast taas ülesse. Taas läheb poksiringi. Verine muhkus, sai nätaka seli maas, jälle ajab ennast püsti. Ja viimane löök tuleb, siis on vastane, on siruli. Nii et kiitus Jumalale. Sest me räägime nüüd meelest. Üldse kõigepealt, mis see teema oli? See teema, mis Jumal andis mulle täna öösel, oli siis apostelik meelelaad. Apostelik meelelaad võrdub vabaduse mõtteviis. Ja siin sees on hoopis muud asjad peidus kui see, mida me võiksime mõelda, mida see vabaduse mõtteviis tähendab. Tegelikult hoopis midagi muud. Ja sellisel alal tahab Jumal meid vabastada, millest me täna vabad ei ole ja mida me täna veel ei ole näinud. Ma siin ühe korra sellest natukene puudutasin, aga ma ise ei ole veel vaba. Ja jällegi, mis pärast me ei ole vabad? Me ei ole vabad nii kaua, kuni on pimedus meie meeltes. Pimedad alad. Ja nüüd on üks huvitav asi, see tegelikult see teema, mida ma jagan täna, need samad pimedad alad sinus ja minus hakkavad selle teemale väga vastu. Hingepinnal absoluutselt. See ei ole sulle, kes oled vaiminimene, uus loodu, see on super ja meelepärane.
aga tema, kes on valetaja, valede isa, kes omab meelevalda just nimelt nendel pimedatel aladel, seal toimub see, et tahetakse meie hinges saada meelevald, vastuhakk sellele, sest väga kaunist on niiviisi, ta ütles sedasi, et Jumal tuli sellest, mis on tema oma. Ja Jumal oli valgus ja pimedus ei võtnud valgust vastu. Ja see on täpselt samamoodi praegu. Pimedus, kus meie meeltes on pimedus, kus meie hinge otsused ei ole alistunud vabatahtlikult Kristusele, seal on pimedus ja seal on kuradil meelevald. Niisiis. Ja pane tähele, ilmutuse 13.16 ütleb nõnda, et metsaline teeb, et kõik nii pisukesed kui suured ja rikkad vaesed ja nii edasi, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsaesisele. Ja sellest oleme rääkinud ka, mida tähendab see antikristuse märk siis otsa ees. Loomulikult see võib välja viia kiibini ja nii edasi, aga me ei räägi kiibist, sellepärast et kui antikristus on saanud siia meie meeltesse oma mõtteviisid, oma meelelaadi, oma arusaamised, siis me mõtleme nagu tema, me kõneleme nagu tema ja sealt edasi tulevad juba tema teod. Ja nende kohta ütleb Peetrus, et nad on ilma veeta lätte, et marutuulest aetavad ja nii edasi, nii edasi. Ma tahan tuua siin esile just ühe pointi, kes tõotavad vabadust, olles ise kaduvuse orjad, sest kelle võidetud keegi on, selle ori ta on. See on see pettus, mida antikristuse vaim, mida maailma vaimsus tahab pakkuda vabadust, nii-öelda vabadust. Ja eriline vabadus, nii-öelda vabadus on siis meelelahutus, see on üks mägedest, mis tuleb anastada. Vallutada, seepärast, et see vaimne printsiip kehtib täna absoluutselt samamoodi, paljunege, täitke maa, alistage senestele ja valitsege. See on üks apostliku meelelaadi mõtteviis on just nimelt see on anastamine, valitsemine. Antikristus tuleb nii. See Iisabeli vaim on selline, kui tal on meelevald, siis ta tapab, kui tal meelevald ei ole, siis meigib oma näo ära ja küsib, et jehu, kas on rahu? Jaa, nii see on. Ja muidugi ma kaotasin jälle ära. Oh jah, mis iganes. Ühesõnaga. Ja, et ta tahab siis pakkuda seda vabadust ja et need mäed. Need on öeldud, et need on 7 mäge, eks ole. Haridus, kultuur, meedia ja mis nad kõik on, äri ja majandus, eks ole, mis nad kõik on, aga esimene nendest on religioonimägi. Ja see religioonimägi tuleb esmalt anastada, tagasi võtta, vallutada, puhtaks lüüa ja, kuidas nüüd öelda, ja taas lasta tal olla see, kelleks ta on sünnitatud Jumala poolt. Mitte mingi religioon, vaid Jumala mägi, mis saab siis lõppeks kõrgemaks kõikidest mägedest, eks ole. Aga see meelelahutuse mägi on niisugune, mida tahab siis vaenlane tahab valetada ja pakkuda, et selles on vabadus. Aga selles on mitte mingit vabadust, sest selles on orjus. Sest kõik, mis on väljaspool Kristust, väljaspool elu, see on niiviisi, et see parimal juhul see orjastab su. Vaata, mis maailmas toimub. Vaata, kas või sellist asja nagu toiduainete tööstust. Vahel ma olen mõtlen niiviisi, et kas nad on seal kõik natuke niiviisi. Ja tegelikult nad ongi, sest nad on zombid. Neil on antikristuse mõtteviis, tegelikult ka. Neil on antikristuse mõtteviis, neil on surma mõtteviis. Sest mis pärast pannakse teadlikult mürki toidu sisse? Mine poodi, näita mulle, mida üldse puhasta sealt saad osta. Väga vähe asju. Mürk. Vaatame meditsiini. Ta läks arstide juurde, kuni oli kõik oma vara ära kaotanud. Aga tänapäeva meditsiin on mis? Ma ei räägi, et seal ei ole südametunnistusega arste, mis iganes, aga tegelikult meelelaad. Mitte asi ei ole inimestes, asi ei ole mitte, et osad on tublid inimesed, teised on head inimesed, kui ülejäänud on kurjad inimesed. Point pole selles. Point on mõtteviisis. Ja kui antikristus on saanud mõtteviisis kuju, siis on see inimene juba antikristuse vang. Ta on antikristuse käepikendus. Ja ta toodab antikristuse riiki, ta toodab pimedust, ta toodab surma, ta toodab kadu. Selles ongi. Näiteks nagu need vaktsiinid on, sa pead lapsi vaktsiinima, meie oma lapsi ei vaktsiininud. See on nuga, kus arst sai tigedaks.
Pimesi usutakse sellesse, et need vaktsiinid, mis üldse nad isegi ei tea, aga tegelikult üldse siin ei pea nagu väga palju tarkust omama, et see on kõik üks suur korporatsioon, see on kõik äri peal väljas, see on kõik raha peal väljas, see on mammona orjuus ja seal taga ei ole mitte midagi muud. Sõjad saavad alguse millest? Konfliktid inimeste vahel või? Ei, sest keegi kusagil tal on veel vähe. Ta põhjustab selle konflikti situatsiooni, sest et temale tuleks jälle mammonada rohkem. Ühesõnaga kõik see, mis toimub maailmas. Ja nüüd meie, kes me oleme jumalad sellele maailmale. Ma usun, et see ei ole juba enam raskesti seeditav asi, et meie oleme jumalad, sest Jumal on seda öelnud. Kui me näeme seda printsiipi, kui me näeme seda põhimõtet, siis ei ole raske tunnistada ennast, et mina olen Jumal. Sest jällegi see antikristuse mõtteviis toodab siia seda, et kas sa ütled ennast nüüd Jumal olevat. See on New Age liikumine. Anna andeks, aga tema on varas. Sa ütled, et sa oled Urmas Jumal. Kas sa nüüd lükkad Jumala kõrvale ja võtad tema positsiooni? Ei, ma olen Jumalaga üks. Kuidas ma saan lükata Jumala teemale? Tema tahe on saanud minu tahteks, tema mõtted on saanud minu mõteteks, tema igatsused saanud minu igatsusteks. Kuidas ma saan lükata Jumalat kõrvale? Nii et, kelle häält me kuulame? Sellepärast me oleme. Jumal ütleb veel niiviisi, et sellepärast nad Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat austanud ega tänanud, ehk siis on kõike seda, mida sa näed, sa ei saa öelda, et pole olemas loojat. Igaüks enese sees tegelikult teab. Aga kuna nad ei ole Jumalat tundes ehk teades, et Jumal on olemas, ei ole teda austanud ega tänanud ja nüüd pane tähele, on oma mõtlemistes. Taas sa näed, et meelest saavad asjad alguse, saanud tühiseks ja nende mõistmatus süda, siis kõik see mõistus, meel, mälu, kõik see ja hing, otsused, tahteotsused, kokku süda on läinud pimedaks. Ja nagu nad heaks ei arvanud kinni pidada Jumala tunnetamisest, sest vaimsed asjad käivad kõik tunnetuse kaudu, mitte teadmiste kaudu, vaid tunnetamine, mis on sügavam, tunnetamine, mis on vaimus, on Jumal andnud nad hoolimatu meele sisse. Nad on ise andnud ennast selle antikristuse meele sisse. Ja sellepärast ongi niiviisi, et kuna kogu see loodu tegelikult ägab ja kuna nad kõik on orjad ja orjad tegelikult ägavad, sellepärast ongi, et kogu see loodu ootab, ta ägab, ta ootab, millal Jumala pojad astuvad nüüd sellesse seisusesse, Jumala poegade au vabadusse. Mitte mingisuguse religiooni jurasse, kus on lihtsalt hullemad orjad veel, eks ole. Ta ütles niiviisi, et te lähete ja teete 2 korda hullemad, kui ise olete nendele varisaridele. Nii et selles mõttes on oluline näha neid printsiipe, selles mõttes on oluline, et Kristuse meel saab oma täiskuju. Et siin ei ole mitte mingisuguseid kindlustusi. Ja seepärast ka see teema, mida täna Jumal siis annab jagada, on niivõrd oluline näha, mõista, ära tunda, Jumala käest vastu võtta, mitte arutleda hinge pinnal, lihtsalt lüüa minema need pimedused, kus tahab kigistada, vigistada, nänene. Vaid nagu leida see koht, leida see hingame ja temas leida see vabaks lastus Kristuses. Sest mitte kunagi Jumal ei tule midagi meilt ära võtma. Kui ta millegi järele näitab näpu, siis lihtsalt seda, et me saaksime vabaks ebajumalast. Su lapsed võivad olla sulle väga suureks ebajumalaks, rääkimata su abikaasast, su töö, su hobid, mis iganes. Mis ei ole iseenesest kurjad, aga kui nad on eespool Jumalat, on see ebajumal ja mitte sellepärast, et Jumal on nii armukade, ta ei salli enese kõrval teisi jumalaid, vaid see hakkab sind viima eemale elust, see hakkab viima sind orjastama ja viima sind surma. Selles on asi. Sest vaata, nad on täis kõiki ülekohut, kurjust, ahnust, tigedust, kadedust, mõrva, riidu, kurikavalust, keelekandmist, laimamist, Jumala vihkamist, ülbust, suurelisust, hooplemist, leidlikkust kurjale, sõnakuulmatust vanemaile, mõistmatust, lepingu rikkumist, armuheitmatud, halastamatud. Ehk nad küll teavad, et kõik see on surma väärt, mitte ainult ei tee seda, vaid tunnevad ka head meelt ehk rõõmu nendest, kes seda teevad. Nüüd sa näed, eks ole seda, kui inimlikult meie mõtleks, et mis üldse toimub, mis toimub, mis mingid homoparaadid, eks ole, inimesed on haiged, ei taha olla naine, tahab olla mees ei saa olla mees, tahab olla naine ja mis iganes, nagu haige, täiesti haige väärastanud mõtteviis, eks ole. Aga see ongi kuratlik mõtteviis, mis pärast, kuna ta eemaldus elust, kuna ta arvas, et ma tahan olla nagu Jumal, ma tõstan ennast, ma lähen istun sinna. Andis uhkusele järele, kaubitses, läks ülbeks, tuli langus ja nüüd on lootusetult ja igaveseks läinud. Elust niivõrd võradnud, et temas ei ole mitte võimalustki enam tulla tagasi elu juurde, saada andestust, saada meeleparandust, saada muutust.
ja vaata, ilmutuse raamat ütleb ka nõnda, et tal seisis Sioni mäel ühes temaga 144 000, kellele oli otsaesisele, taas sa näed, meel kirjutatud tema isa nimi. Jaakobus ütleb siis, alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest, tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Ja nüüd pane tähele veel ühte põhimõtet, mis Jumala laste juures on suhteliselt oluline. Ta ütleb, puhastage käete patused ja kasike südamete kaksipidi mõtlejad. Nüüd, me ei ole armu saanud ja veel vaesed armu saanud patused, eks ole, vaid me oleme pühad, me oleme õiged, me oleme ilma patuta. Patuna Aadam, sina, mina, minus suri Kristuses. Tema üles äratamisel sina, mina äratati üles uue inimesena ja ma usun suht kindlalt, kui Jumal nagu tahab väita midagi muud, siis lükkab selle ümber ja ilmutab mulle ka siiamaani, täna ma usun niiviisi, Aadam, esimene looming, inimene oli loodud elavaks hingeks, ta ei olnud vaiminimene. Edasi, ta ütleb niiviisi, ka Jeesus ei olnud vaim. Selles mõttes, et oli Jumala poeg, kuidas ma peaks seda seletama, ta oli nagu, ma ei oska õiget sõna võib-olla, ütleme, ta oli isa juures, ta oli ainusündinud Jumala poeg. Nüüd, ta astub edasi isa plaani, ta kõik selle jumalikkuse justkui jätab maha või paneb kõrvale. See ei tähenda, et ta ei ole Jumala poeg edasi. Aga maa peal ta ei ole enam Jumal, selles mõttes, kes ta oli isa juures, vaid ta sündis inimeseks, inimese pojaks. Kuna inimene langeseks, oli inimese kaudu pidi tulema ka pääste. Nii et selles mõttes ta on küll Jumala poeg edasi, aga ta ei ole Jumal. Ma ütlen, neid asju nagu ei saa seletada, nagu siin seda lihtsalt tuleb mõista ja näha. Nii et selles mõttes ei olnud ta Jumal, vaid ta oli inimese poeg. Kui ta nüüd läks risti peale, siis risti peale läks ta viimse Aadamana, kogu aadamliku soo viimasena. Sellepärast, et see, et peale teda sündis veel inimesi, ei tähenda mitte mida, nad kõik on surunud. Kui me näeme seda, et tema oli viimne Aadam, viimane aadamliku soo esindaja ja tema läks ristile ja sellega sai lõpetatud aadamlik sugu igaveseks. Ja nüüd, eks ole, kui ta äratati üles esmasündinuna, siis selle kohta nüüd ütlebki Jumal, et tema sai vaimuks, kes elustab. Ja sellepärast ütlebki Paulus ütleb niiviisi, et me oleme nüüd uus loodu, me oleme nüüd vaim inimesed. Siin on olnud sellist nagu ütleme, ja siin on natukene sellist, ütleme, mul ei ole endal selle koha pealt selgust täna ka, aga ühes asjas on mul selgus on see, vaata, ükskord päästetud, alati päästetud. See õpetus ei ole nagu mingi õpetus, selle ma arvan, mina viskan vähemalt prügikasti koheselt. Aga mida ma ei viska prügikasti? Ette ära tuntud. Ette ära määratud. Jumala mõte, Jumal. Sind mind ette ära tuntud, eks ole, kutsutud, õigeks tehtud, austatud, määratud saama esmasündinu sarnaseks. Kuidas siis kaotada nüüd seda? Kuidas on võimalik kaotada seda, et sind on sünnitatud nüüd enam mitte mehe tahtest, mitte liha tahtest, vaid Jumalast sünnitatud Jumalaks? Et kuidas sa saad kaotada nüüd igavest elu? Ausalt, see ei mahuks mulle pähe, et see oleks võimalik. Aga nüüd, kuna ma sellega ei nagu, kuidas nüüd öelda, ei manipuleeriks selle asjaga, ma usun, sellepärast on meile antud tõotused, eks ole, et me nendesse usuksime ja usu kaudu omandaksime selle jumaliku elu. Nagu ta ütleb Peetruse kaudu ka, et kuidas ta Peetruse kaudu seal ütleb, äkki sa oskad? Et nende tohutute tõotuste kaudu me pärime jumaliku loomuse. Kõik need tõotused, et Jumal on minust tegev nõnda, et ma tahan ja tegutsen tema hea meele kohas, et kas ma näen inimlikult seda tegemast mitte. Mul on antud tõotus, nüüd ma võtan selle tõotuse, ma kuulutan selle kehtivaks. Mul on tõotused, et isa, sa oled minu ära tundnud enne üldse selle maailma alguse saamist, sa oled minu ära tundnud, sest su sõna ütleb niiviisi. Sa oled mu õigeks teinud, sa oled mu õigsuseks teinud, sa oled mind austanud, sa oled määranud mu saama esmasündinu sarnaseks, punkt. Lähen kolisevad ämbrid veel seal, eks ole. Lähen veel pööran Jumalale võib-olla selja. Aga taas, kui ma keskenen iseenesesse, leian ennast sealt sigalast, keskenen iseenesesse, taas, kuidas me oleme võitnud Jeesuse vere tõttu. Nüüd tulen Jeesuse vere alla, ütlen, ma tänan, issand, et sinu veri on pesnud mu puhtaks. Kui ma nüüd tunnistan oma eksimuse, tulen taas su juurde, sina tuled mulle vastu, pesnud mu puhtaks kõigest ülekohtust. Ja sealt edasi nüüd tuleb Jumala sõna tõotus, mis ma kuulutan, kirjutatud on. Ja sealt edasi tuleb järgmine samm. Ei ole olemas minu elu, on see arusaam, et tema ja mina, me oleme üks. Mind on ostetud temale. Mind ei ole väljaspool teda olemas.
mul ei ole võimalust olla kuskil mujal kui tema täielises tahtes. Kõik see on usuelu, kõik see on vaimne nägemine. Ja sellest kohast ma arvan, et siin on võimatu. Mitte ükski loodu ei saa lahutada meid Jumalast, Jumala armastusest, mis on Jeesuses Kristuses. Mitte ükski loodu. Ja meie ise ka mitte, kuna me ei ole loodu, kuna me oleme Jumalaga üks. Me ei saa lahutada ennast Jumalast. Lihtsalt kui me eksleme vaenlase pimedusse, vaenlase valedesse, seal oleme justkui lahutatud. Aga samas oled sa näinud nagu neid või oled ise ära langenud mingil ajal Jumalast eemale, mis iganes, kuidas Jumal kogu aeg oli olemas. Või kas see sama vend, kes siin käis kunagi siin sellega Hela sugulasega? Toivo. Ma ei tunne teda ja niivis, mida iganes pole nägupidi ka näinud. Mida kõike ta oli teinud? Oli hoorand täiega ja mis kõik, eks ole, no anna andeks. Kõik oleks ta juba ammu ristilenud, eks ole. Aga Jumal ometi oli olemas ja ühel hetkel sai kätte jälle. Nii et see Jumala ustavus, see on lihtsalt võrratu, see on kaunis. Okei, lähme edasi. Ta ütleb niiviisi, et puhastage käete patused ja kasige südamete kaksipidi mõtlejad. Selles kaksipidi mõtlemises tuleb esile patusus. Mitte, et meie oleksime patused. Me oleme vaiminimestena pühad ja täiuslikud, eks ole. Täiuslike vaimude see keskel ja täiuslikuks saanud vaimude seas või keskel, kuidas ta seal ütleb. Nii et sina ja mina, me oleme täiuslikud vaiminimesed. Aga just see, et kui meie meele saab anastatud vaenlase poolt ja meil on kaksipidi mõtlemine, on või ei ole nii ja naa, siis see on see koht. Ja ta ütleb niiviisi, et selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta saab midagi issanda käest, sest ta on kaksipidi meelega mees, ebakindel kõigil oma teedel. Ja vaat see on koht, kuhu vaenlane tahabki meid meelitada. Ja vaatame Mattus 22-21 ütleb nõnda, Jeesus kostis ja ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi. Pane tähele, siin ta seostab väga selgelt usu kaksipidi mõtlemisega, ehk ta seostab usu meie meelega. Ma ütlen teile, kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks mitte ainult seda, mis viigipule on sündinud, vaid kui te ka ütleksite sellele mäele, tõuse paigast ja langemerele, siis see sünniks. Aga veel kaunim pilt on see, kui sa oled näinud seda, et on Serubaabel ja Serubaabel oli Juudamaa valitseja. Ja ma usun, see taga on peidus üks vaimne printsiip, põhimõte, arusaam sellest, et meie oleme kuninglik preesterkond, et meie oleme valitsejad. Et meie käes on valitsus siin maa peal, sest ta oli maa valitseja. Nüüd on Serubaabel ja tema käes on kõigepealt see loodikivi, mis näitab ka sellest samast kohtu järjest. See, mis ma rääkisin, see kogunemismägi või see kogunemispaik, eks ole, et meie oleme nagu need kohtumõistjad siin. Sest see loodikivi näitab seda. Järgmine asi on niiviisi, Serubaabeli ees on üks suur mägi ja tal on meelevald öelda, mis sa ka oled suur mägi Serubaabeli ees. Nüüd Jumal vabastab selle sõna. Mis sa ka oled suur mägi, lagendikuks muutud. Kuivõrd oluline on see, et Kristuse meel võtab kuju, täiskuju ja saab vabastatud, sest meil juba on Kristuse meel. Me ei pea kuidagi saavutama Kristuse meelt või mis iganes, vaid need samad igasugused kuratlikud valed, sellepärast et kui sa sündisid inimesena, sa sündisid siia saatanliku maailma, sa sündisid saatana lapseks. Kuna mehe seemne kaudu tuleb patuloomus, kandub edasi. Eks ole, sa sündisid kurade lapseks, sündisid viha lapseks. Nüüd sa kandsid kõik seda mõtteviisi, sa olid sellest keskkonnast, see oli sinu oma, see oli omane. Nüüd, kui sa sündisid Jumala riiki, Kristuse meel oli sul koheselt olemas. Sa sündisid vaiminimeseks, sa sündisid Kristuse vennaks, eks ole, ja sul on Kristuse meel, sa sündisid Jumalaks. Sul ei saagi olla mingit muud meelt, eks ole. Aga kuna me oleme olnud selle keskel, kõigi selle pimeduse, selle saasta keskel, siis see oli nagu, ütleme, kuidas nagu ühed katted või nagu niisugune mingi määre pläga, mis ongi vaja nüüd vee pesemisega sõna sees pesta puhtaks. Aga tegelikult meil juba on Kristuse meel. Ja ta ütleb, mida iganes te palves palute uskudes, seda te saate. Ja vaata, kui kaunis on nüüd pilt sellest meie usuisast Abrahamist. Ta ütleb Rooma 4.18, tema uskus üle lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale. Taas sa näed, vastavalt sõnale. Ja see on kõigi Jumala poegade usu teekond, vastavalt sõnale. Ma ei tea, oled sa olnud oma elus sellises kohas, mina vahel olen olnud, et ma olen hüüdnud Jumala poole nagu äganud Jumala poole, et Jumal, saad oma sõna.
mitte, et see olukord siin või teine või tundmatus või teadmatus või rahapuudus või mis iganes, see ei ole probleem. Jumal, saad oma sõna. Selles olukorras siin või kui ma olen sellises kohas, kus ma tunnen näiteks, kas me ütleme niiviisi, kunagi see mu elus oli, enam ei ole, aga kunagi oli, see oli minu jaoks mägi, minu eest tuli andeks anda pastoritele, kes mõistsid minu üle kohut ja rääkisid mu üle veel seda ka, mida ma polnud teinudki. Ja pattu ma nagunii polnud teinud. Nende mõtteviisid topiti minu mõtteviisideks, et sul on sellised väärastunud mõtteviisid ja sa võid vanglasse minna ja nii ja naa ja me võime su teenistus ära nullida ja mida kõike. Okei, see oli mulle hea löök, ma ei suutnud andeks anda, ägasin 3 kuud seal. Ma tõin selle lihtsalt näiteks, et kui sa oled ühel hetkel sellises olukorras näiteks, kus inimlikult ei vea välja, ei ole suuteline, siis sa nii väga vajad, et tuleb Jumala sõna ja mulle tuli Jumala sõna ja ma ütlesin, okei, ma otsustan andeks anda. Asi tehtud. Enne seda 3 kuud ägamist. Nii et niivõrd oluline on see, et Jumala sõna. Ja vastavalt sellele Jumala sõnale, ja mis see Jumala sõna oli? Nõnda nagu tähti taevas, nõnda nagu põrmumaas saab olema sinu sugu. See sõna, mis Jumal vabastas, tema on sõna. Mitte kirjatäht, vaid see sõna, mis oli vabastatud konkreetselt tema jaoks, konkreetselt sellesse ajahetkesse, et tuua esile see, mis oli Jumala plaan, eks oli Jumala täieline. Sai vabastatud Jumala sõna. Ja nüüd see sama sõna oli tema sees kinnistunud või loonud ühe pildi, et ta nüüd nägi ennast rahvaste isana. Ja kuna tema sees oli õige pilt loodud, siis ei saanud vaenlane enam valetada ega seda pilti, oma pilti asemele tuua, et Saara on vana, kuivanud nagu rosin, enam ei saa, hiljaks jäänud. Vaat ei saa enam. See pilt siin lõi uue reaalsuse, lõi jumaliku reaalsuse. Ja samamoodi kui pilt meie sees tuleb sellesse kohta, et me mõistame, et meie oleme Jumalad loodule. Et meil ei ole lahutatust isaga. Et sina oledki isa ja mina olengi isa. Mis pärast mina olen isa? Kuidas ma saan olla isa? Sellepärast ma olen isa, et ma olen tema esindaja. Mul ei ole oma arvamust või oma... kuidas see ingliskeelne sõna oligi nüüd? Me tulnud praegu nagu kuskil oli, aga ei saanud kätte nagu. Ühesõnaga, mul ei ole nagu oma mingit ideed või oma funktsiooni või... Näete, jälle tahtis tulla ja ei tulnud. Vahet ei ole. Ühesõnaga, mul ei ole mingit oma asja ajada, on ju. Sellepärast ma olengi isa. Nüüd, kui sa oled näinud mind, oled sa näinud isa. Kui ma olen näinud sind, ma olen näinud isa. Jällegi, nägemise küsimus. Kui see kõigepealt tuleb, on meie meelelaadile natukene võõras. Aga siis see hakkab seedima, me tunneme ennast sees, et see on hea, see on õige. See hakkab seedima, see hakkab võtma kuju järjest selgima ja hakkad nägema ja ütlema, aga see ju ongi nii. On Jeesus ja isa on üks, püha vaim ja isa on üks, püha vaim on sinus, minus, meid on tehtud üheks ja nii edasi. Ja siis hakkadki nägema, et tegelikult sina oledki isa. Seal ei ole mingit uhkust, mingit upsakust või ma ei tea, mingit muud jama, kuna Jumalas ei ole pimedust ja Jumalas ei ole varjegi mitte. Jumalas on vabadus. Ja vaata just nimelt sellesse vabadusse Jumal igatsebki, et me saame selleks pojaks olemise vabadusse, selleks Jumalaks olemise vabadusse, sellesse läkitatud olemise vabadusse, sellesse isaks olemise vabadusse. Ja sellepärast ta räägib ka sellest asjast, milleni ma veel ei ole jõudnud, aga ma tahan jõuda. Ja siin ta ütleb niiviisi, ja ta ei läinud usust nõdraks. Ei läinud. Tähele pannes ihu, mis oli elatanud. Ühesõnaga, tema silmad ei läinud probleemide peale, vaid tema silmad olid selle sõna peal, mis oli antud. Sinus õnnistavad endid kõik rahvad. Kui muudeti tema nimi, sa ei ole mitte Abraham, vaid Abraham, mis siis tähendab paljude rahvaste isa. Ja enne kui see kõik sündis, eks ole, sai see vabastatud, ta pidi kuulma, temast tuli see pilt esile ja nüüd, kui pilt oli tulnud, siis oligi niiviisi, ta ei läinud usust nõdraks, vaid Jumala tõotustest ta ei mõelnud, taas näed, ta ei mõelnud kaksipidi uskmatuses, vaid sai vägevaks usus. Kuidas? Andes Jumalale austust. Pilt, nüüd tood Jumalale austust. Meil on antud pilt, et meie oleme jumalik sugu, et meie oleme pääste. Meil on antud pilt, et see on sinu pärand. Need rahvad on meie pärand. Kogu see lood on meie pärand. Nad ägavad, nad ootavad, nad vajavad sinu ilmsiks tulekut. Nüüd on õige pilt paigas. Me enam ei oota põgenemist taevasse, eks ole. Et pisarad saaks ära pühitud.
oled sa näinud Kristuse ihus, mida sa oled näinud, ühte mentaliteeti? Oh, mul on tröösti vaja. Oh, ma vaene vilets. Tulge trööstige mind. Tulge armastage mind. Tulge hellitage mind. Tulge poputage mind. Mul ei ole raha, et Saaremaale sõita. Aga mööda maailma sõita on raha küll. Mul ei ole raha, et Saaremaale tulla. Äkki annetate natukene. Selline meelelaad, selline idiootlik meelelaad, mida kurat on püüdnud sisse Jumala poegadele panna, selline, nii, mul ei ole midagi, ma ei ole keegi, ma ei saa, ma ei oska, ma ei suuda. Ometi on öeldud niiviisi, et ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Nüüd, taas Jumal on ütelnud sedasi, et vaata, ma olen pannud sinu ette, mina, Jumal, olen pannud sinu ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse, valinud elu. Aga kui kurat tuleb oma nii, siis ta püüabki niiviisi, et me valiksime selle surma. Ma ei saa, ma ei oska, ma ei suuda, ma ei ole, näna. Aga usk ongi see, et toob esile võimatud asjad. Keegi, kes ei saanud enam sünnitada, võimatu, palju võimatum, kui meie kigisemised seal osutus võimalikuks. Nii et kui sa tegelikult oma vaimust näed ja ma usun, et sa näed seepärast, et Jumal toob seda pilti meile, ta maalib kogu aeg meie sees pilti. Ja nii põnev, et see ei ole enam, ta ei maali meist pilti, nagu apostel Paulus maalis pilti galaatlaste ees, eks ole, Kristuse ristist, vaid Jumal maalib meile pilti kogu aeg ülesäratamise elust. Sellest võratust väest, mis meis on tegev meie heaks. See sama vägi, millega ta oli tegev, kui ta Jeesuse äratas üles surunust. Jah, ma tahtsin öelda nagu midagi seal vahel või mida iganes. Ühesõnaga, see sama vägi, Jumala elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on tegev sinus ja minus. Surmal ei ole mitte mingit pistmist enam meiega. Kõigepealt surm on lahutatus Jumalast. Seal ei ole meelevalda meie üle. Aga füüsilisel surmal ei ole meelevalda meie üle, kui nägemine on paigas. Viimane vaenlane, kellel tehakse ots, on surm. Praegu oleme me selles kohas, kus saavad alistatud ja võetud Kristuse sõnakuulelikkuse alla kõik meelevallad, valitsused ja väed, alustades nende pätakatega. Aga selleks on vaja sõda pidada. Ja sõjapidamine on üks tõsine asi ja see võib olla väga verine asi ja mida kõike, aga sõda käib paastu ja palvega, taevariigi peale käimisega, taevariigi ründamisega, aga taevariigi hakkame me ründama alles siis, kui me mõistame, et see on kõik meie oma. Nii kaua, kuni meil on nägemine sellest, et taevas on minu kodu, siis ma ei hooli sellest. Nägemine saab paika, tõuseb üles Jumala rahvas. Rahvas, kelle sarnast ei ole olnud igihaegadest alates. Seesama Joeli rahvas. Ja Jumal andis juba aastatuhandeid ennem kuulutada prohvelikult Joelil välja. Seda on kuulutatud välja, seda kuulutatud kantslist välja, seda on kuulutatud välja. Nii nagu Jeesus, kui pidi sündima, teda kuulutati välja, et peab tulema, kuulutati välja, kuni sõna sai lihaks, eks ole. Samamoodi seda on kuulutatud vaimusfäärid, pilt meis hakkab kogu aeg nagu minema järjest paika ja siis sa tõesti juba küsid, kes on see ümber lõikamatu. Kuidas see siiamaani on üldse niiviisi olnud? Sa tõused positsiooni ja hakkad kehtestama. Siis kui ma olen selleks valmis. Ja nüüd vaata, taas viimane asi vist meele koha pealt. Jumal ütleb niiviisi, ärge saage selle maailma sarnaseks, sest see on just nimelt see, mida see maailma vaim tahab teha meis. Püüda meid kinni, sest pane tähele, kõigepealt see meelelahutus, reklaamid, ajakirjad, televisioon, raadio, religioosne raadio, religioosne TV. No ma istun TV taga, ma olen nii vaimulik. Tegelikult ka. Absoluutselt, tegelikult ka. Jumala sõna räägib kogu aeg niivis, kui sa tahad Jumalat kätte saada, siis mine võta labidest kätte, mine kaeva. Mitte, et istud televiisori taga, nuppade taga, ma olen nii vaimu saanu. Oled küll vaimu saanu, religiooni vaimu saanu. Tegelikult see asi on päris tõsine. Nii et kõik see jura on lastud välja sellepärast, et kätte saada Jumala poegade meel. Et Kristuse meel anastada, et Kristuse meel mässida mingid udu sisse. Nagu siilid udus, kes ei tea, kus on, ei näe midagi, ei mõista midagi. Nii et sellepärast ütleb Jumal, ärge saage selle maailma sarnaseks, ärge muganduge. Taas, kui sa kuuled seda, ära mugandu selle ajastuga. Ära mugandu selle mõtteviisiga, hakka vastu. Mulle nii meeldib, tead, Jumal on viimasel ajal hakanud selliseid asju tegema, et võtaks pasuna ja puhuks kohe. Puhume siis veel.
Rita on mõnus. Sa oled ka mõnus. Sellepärast, et kas või see asi, et me oleme mässajad ja mina olen eriline mässaja, ketser ja mässaja. Kui saaks, lõigataks 4, pandakse tuleriidale ja mis veel üle jääb, see ma ei tea, mis sellega veel tehaks, puistataks 4 tuule poole. Aga kui Jumal on hakanud rääkima sulle midagi, kui Jumal on hakanud sulle näitama midagi, siis tead. Ma olen päris kindel selles asjas. Mitte nüüd niiviisi, et ma inimlikkuses ülbitseks või kuidagi kergitaks ennast või mis iganes. Seepärast, kui uhkus tuleb sisse, siis on kõik võimalik kuradil ka. Aga kui meie püsime temas, kui Jumal on midagi näidanud ja kuna ta ei jäta asju poolikuks, kuna ta on nüüd sinu sünnitanud iseeneseks, kui ta nüüd sinu kaudu hakkab kõnelema, taas ma ütlen, taas võrdleme seda sellega, et oli tohuva pohu, oli pimedus, Jumala vaim hõljus, Jumala vaim vajas vabastatud saamist, Jumala sõna vabaks laskmist, Jumala sõna vabastamist. Nüüd seesama Jumala sõna, tänane sõna, see, mida sa kuuled täna oma vaimus, peab saama vabastatud vaimusfääri. Et selles mõttes kõik see kurjus, kõik see pimedus, mis on seal taidlemas, tõmblemas, üritamas näidata, et ta on vägevam kui meie. Üritamas panna meid hirmu alla või kartuse alla, et vara tulla, eks võetakse ära. Milline on vara? Mul ei olegi vara, kiitus Jumalale. Sa ei saa mult midagi ära võtta, sest mul ei olegi vara. Tuled võtad mult elu ära. Mul ei ole elu ka. Jüngriks olemine, lahti lõikamine kõigest, selle asemel sisestamine Jumalasse, olemaks Jumal. Ja see loodu lüüa saanu, relvitu, ei ole suuteline vastu seisma. Väga põnev, väga nauditav, sellepärast, et Jumala hingamine, see ongi nauding. Ja siis, kui sa seda kõike näed, see ei ole enam higi, see ei ole enam vaev, see ei ole enam veri, vaid see on looming. Ja okei. Niisiis, et me uuriksime, mis on Jumala hea meelepärane ja täielik tahtmine. Ja nüüd jõuan selline apostlite 2.42, ta ütleb niiviisi, aga nemad jäid alati apostlite õpetusse. Ja nüüd taas ma usun, et me juba apostliku kogudusena näeme ja mõistame, kuivõrd oluline on, et nemad jäid apostlite õpetusse. Seetõttu oli neil õige arusaam, neil oli visioon, neil oli nägemus, neil oli eesmärk ja nad olidki see. Ja seetõttu oli neil kõik ühine, neil ei olnud oma vara, vaid kõik oli neil ühine, seepärast Jumala kuningriik oli, kuidas nüüd öelda, vallutanud nad või troonil või saanud oma koha või kuidas ma peaks väljendama. Küllap sa aru saad. Nad ei olnud eesmärgita. Nad ei oodanud oma taevasse pääsemist. Neil oli arusaam, et nemad ongi taevas maa peal. Neil oli apostolik arusaam, seepärast see anti apostlitele, Isa, sinu tahe sündigu nii nagu on taevas, nõnda ka maa peal. Isa, sinu nimi olgu pühitsetud üle kõige. See tähendab, et kõik saab vallutatud ja võetud tagasi Isale. See tähendab, et kõik loodu saab toodud kooskõlla ja harmooniasse loojaga. Ja vaata, kui kaunis apostel Paulus võis öelda, eks ma ole vaba. Eks ma ole apostel. Eks ma ole näinud Jeesust Kristust, meie issandat. Eks teie ole minu töö issandas. Kuid ma taas toonitan seda, eks ma ole vaba. Ja nüüd vaatame, mis põhjustas tema vabaks olemise. Filippi 3.2 ongi see, pidage silmas koeri, pidage silmas kuri ja töötegijaid, hoiduge katki lõikamise eest. Sest ümber on lõigatud, need oleme meie. Siin ma ei räägi sugugi mitte sellest eesnaha ära lõikamisest, vaid see on vaimsetest asjadest me räägime. Nagu juhtus galaatlastele, te alustasite vaimus, kas te tahate lõpetada lihas. Ta mõtleb enne kõike katki lõikamise all kõike seda, et meid ei saaks eraldatud Kristusest välja, ütleme siis niiviisi, oma arusaamiste poolest. Sest ümber on lõigatud oleme meie, kes me Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest, Jeesusest ega looda inimlikkuse peale. Ehkki mul oleks lootust liha peale. Ja nüüd ta ütleb, aga mis minule lihalikkuses, inimlikkuses tundus olevat kasuks, olen mina arvestanud kahjuks Kristuse pärast. Kuna tal oli arusaam,
vaimsetest asjadest, Jumala kuningriigist, Jumala isa südamest, kõigest sellest. Seetõttu tegi ta valiku, kindla valiku, tema otsustas, kõik see on sõnnik, praht, mitte midagi. Ühel eesmärgil, et saada kasuks Kristust, mitte kristlust, nagu suures osas on kristluus ja on kirikud ja on Eesti kirik ja mis igasugused muud institutsioonilised jurad. On religioon. Aga Jumalas ei ole seda. Jumalas ei ole kõike seda. Taas ma ütlen, antikristuse vaim tegev 2000 aastat vähemalt. Mida? Et istuda südametroonile, et istuda Jumala poegade südametroonile, et nimetada ennast Jumalaks, oma mõtteviise Jumalaks, oma Jumala teenistust, mis on nõiduse teenistus Jumala teenistuseks. Ja seepärast nüüd, kui aeg sai täis ja et aeg on saanud täis, on Jumal tulnud kõige selle vastus, ta ütles, et veel kord ma panen rappuma kõik, mitte ainult maa, vaid ka taeva. Et iga asi asetuks omale kohale. Ja ta ütles, et sest te saate, te pärite kuningriigi, mis ei kõigu, mis ei ole kõigutatav. Niisiis, mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu. Mida iganes räägitakse või õpetatakse, aga siin on väga selgelt paika pandud, kui ei ole lahti lõigatust, ei ole ülivõimast tunnetust. Sul võivad olla teadmised, teoloogilised teadmised, uurid tigusid, sa oled teoloog, amen, halleluuja, aga tunnetust ei ole. Ülivõimast tunnetust ei ole. Kelle pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust. Ja sellega asi ei piirdu. Jumala riik ei ole kunagi isekas, et ma saaks kasuks Kristust ja nüüd ma olen kohal. Vaid siit läheb asi edasi. Ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära tema, taas ta räägib ära tunnetamisest ja ta üles tõusmise väe. Vaata, siin asi hakkab minema juba konkreetsemaks. Siin hakkab asi minema juba sellesse aru saama, kes me Kristuse ihuna oleme. Ja tema kannatamise osaduse. Ja muutuksin tema surma sarnaseks. Mis oli Jumala poja surma sarnane? Kuigi ma olin Jumala poeg, ma ei arvanud, kuidas ta ütleb? Ehkki ta oli poeg, ta ei arvanud saagiks olla Jumala sarnane, eks ole. Ja kõigest sellest, mida ta kannatas, tehti ta täiuslikuks. Eks ole? Ja just nimelt see, ja siin on samamoodi niiviisi, et kui meie nüüd Kristuse ihuna selles järjekorras, me hakkame nägema ja kõike pühmeiks arvestama, hakkame ära tunnetama Kristust, sealt edasi hakkame ära tunnetama tema ülestõusmisväge, me hakkame käima ülestõusmisväes, ülestõusmiselus. Me ei tantsi enam ümber selle risti seal kogu aeg. Meil on aru saama, et rist oli ühe teatud ajaks teatud eesmärgil ja see on teostatud. Me ei lähe taas risti alla tagasi nutma oma patte seal kerjama tagasi või mida iganes, vaid me oleme selle läbinud ülestõusmisellu. Nüüd, kui me oleme ülestõusmiselus, on eesmärk meie elus. See eesmärk on just nimelt, et olla osaduses Kristusega tema kannatustes. See tähendab, ongi niiviisi, et hakata nüüd hüüdma kõigepealt üksteise eest, kõigepealt Kristuse ihu eest, hakata hüüdma Jumala poole, et asjad tuleksid esile, hakata sünnitama asju esile. Ta ütleb ju niiviisi, enne kui Sion tunneb sünnitusvalusid, toob poeglapse esile. See on seda, sealt edasi läheb sünnitamisele selle, et rahvad saavad sünnitatud. Et isa tahe, täieline tahe saab sünnitatud esile. See ongi see, et Jumala rahvas tuleb kokku ühel eesmärgil. Ühel kindlal eesmärgil. See ei ole enam hooti kuidagi niiviisi või hõljumas siin või seal. See ei ole mitte niiviisi, et ma käin lihtsalt kirikus sellepärast, et ikka lõpuks taevasse pääseda. Vaid see on üks selge arusaam, et tuleb kokku üks jumalik kogu. Tulevad kokku jumalad tulevad kokku. Raamatud on avatud. Nüüd tuleb seadus, tuleb kehtestada. Ei anna rahu enesele, ei anna enam rahu Jumalale, enne kui Jumal on teinud teoks oma südame mõtted. Eesmärk. Ja ta ütleb niiviisi, et vennad, ma ei arva seda, et ma juba olen selle kätte saanud. Oled sa näinud Jumala poegi hõiskamas? Ma olen kohal, ma olen Jumala poeg, see ongi kõik. Halleluuja. Igavene elu on paigas. Mis igavene elu?
sul on funktsioon. sa ei ole ainult Jumala poeg, sa oled talle pruut, sa oled isa koda, korporatiivselt isa koda, korporatiivselt talle pruut, korporatiivselt Kristuse ihu. Üksikisikuna oled sa Jumala poeg. Üksikisikuna oled sa Kristuse ihu liige. Igal sellel asjal on oma funktsioon, oma toimimine, oma arusaam, oma koht. Kui ma olen Jumala poeg, see ei tähenda, et kõikides valdkondades ma olen nüüd kohale jõudnud. Me peame aru saama, meil peab olema arusaamine ja mõistmine kõigist nendest funktsioonidest, kõigist sellest. Ja siin ta ütlebki niiviisi, et ma ei arva, et ma olen selle juba kätte saanud või ma olen juba täiuslik. Samas ta on täiuslik. Aga see ei tähenda nüüd, et kui ma olen nüüd täiuslik, eks ole, see on nagu, ütleme, potentsiaalselt on kõik lõpetatud Kristuses, ma olen nüüd täiuslik, nüüd ma olen kohal ja nüüd ma võin istuda maha. Vaid ta ütleb niiviisi, et ma ei arva, et ma olen selle juba kätte saanud, vaid ma sean enese ette eesmärgi. Ma pürgin nüüd selle seatud eesmärgi poole ja see on see taevase võiduhinna kutsumine Jeesusest Kristuses. Sellepärast ütleb, et ma ei ole veel kõike kätte saanud. Sest Kristuses ei ole nagu sellist asja nagu olesklemine. See on pidev liikumine. Kuidas tuleb uus vein? Uus vein tuleb pidevast liikumisest. Nii nagu sa ehitad ühte kohta, ühe laagri püsti, vana vein. Vanavasse veinis on alati surm. Nagu see oli juba see, Abrahami isa oli Terah või? Terahile isa pani südamesse liikuda sealt kuu kummardamise maalt Kaanani maale. Hakkas liikuma. Ja siis jõudis Haaranisse. Ja seal hangiti hingelised. Ja sealt hangiti vara. Ja seal oli surm. Nii et nii nagu tuleb Kristus ihul, tuleb üks paigal seisme, tuleb üks kolossum ehitamine, tuleb, et ma sain mitte visiooni, ma sain ilmutuse. Meie ilmutus, baptistide ilmutus, metodistide ilmutus, nelipühilaste ilmutus, no kuulge, anna andeks. See on isa ilmutus. Antud selleks, et me pidevas liikumises, pidevas kasvamises, pidevas arenemises oleksime, nii nagu Jumal on pidevas liikumises, ehkki ta on pidevas olemises. Aga ta pidevalt toob esile oma plaani sinus, minus ja meie kaudu. Ja siis sellepärast ta ütlebki niiviisi, ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Jeesus Kristuses ja ta ütleb nii mitu nüüd, kui meid on täiuslikku, mõelgem sama. Täiuslikuks tehtud vaimude seas. Amen, see on täiusliks vaim, aga kui me ei mõtle nüüd sama, kui me lihtsalt oleskleme, ta ütleb niiviisi, et ka loid vend oma tegemistes või kuidas ta ütleb, on hävitaja vend. Nii et kui sina, mina, me oleme Kristuse ihu liige. Kristuse ihu liige on milleks? Et Kristuse ihu üles ehitada. Kui sina ja mina Kristuse ihu liikmena ei ehita üles Kristuse ihu, olema surunud liige. Ja nii edasi. Sealt võid edasi veel mõelda ise peale. Ja ta ütleb ometi, kuhu me oleme jõudnud, sealt käigem sama teed. Okei, ma katsun nüüd lõpetama hakata ka vist. Ja siin ta ütlebki niiviisi, sest paljud, kellest ma teile olen sagedasti öelnud ja nüüd ütlen ka nuttes, elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende ots on hukatus, nende Jumal on nende kõht ja nende au on nende häbis, nad taotlevad maapealseid asju. Ja vaat see on see, milleks meid ei ole loodud. Sest ta ütleb, meie ühiskond on... Okei, ma loen ühe salmi Filippi 3:22 moodi. Esimene on vale, teine on õige. Sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame Issanda Jeesust Kristust kui õnnistegijat. Ja teise ma loen teistmoodi, sest meie ühiskond on taevas. Kust me ka ootame Issanda Jeesust Kristust. Siia võib nüüd juba juurde panna, et meie olemegi taevas. Sest taevas on meie sees. Meie oleme taeva esindajad. Me oleme taeva läkitajad. Meie olemegi taevas. Nii et nüüd mida me saame ainult oodata, taudelda, et Isand võtaks kuju. Et meie saaksime siis avalikuks öös temaga au sees. Okei. Nüüd tuleb see osa, mida ma siin ükskord natukene jagasin, aga ma ütlen taas, et see peab saama murtud meie mõtteviisides, see peab saama murtud minu mõtteviisides. Minu meelelaadis selle koha pealt on praegu antikristuse ehitused. See ei ole veel lammutatud. Isa on alles valgust toomas, aga ta ei ole veel lammutanud meile neid kindlustusi. Luuka 16:9. Kõigepealt Johannese 8:36 ütleb, kui nüüd poeg teid vabastab, siis te olete tõepoolest vabad. Ja ma mõtlesin, et jätan vahele, aga ma siiski ei saa jätta vahele. Jeesus ütles juutidele, kes teda uskusid, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete minu jüngrid. Jüngrid, taas sa näed sõna jüngrid.
ja tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Nüüd me teame, et tõde on isik, eks ole. Nüüd pane tähele, mida kostsid juudid. Meie oleme Abrahami sugu. Ei ole veel kedagi iialgi orjanud. Kuidas sa siis ütled, te saate vabaks? Nüüd too tänasesse päeva. Ma võiksin väga taguda praegu rusikatega vastu rinda ja öelda, ma olen Jumala poeg. Ma olen esmasündinu sarnane. Nemad tegid seda. Meil on Abraham isaks. Me ei ole orjad. Kes sa oled selline tulemad ütlemas meile, et me oleme orjad? Ja nii edasi, nii edasi. Sa näed pidevalt ühte vastuakku. Kui Jumal tuli valgusega, pidev vastuakk, sellepärast, et pimedus ei võta valgust omaks. Nüüd, kas meie sallime neid pimedasid alasid eneses või mitte? Kui me ei salli, saab lammutatud. Kristus meeldub ilmsiks. Kui me sallime. Ja edasi ütleb niiviisi, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et igaüks, kes pattu teeb, on patuori. Sa ei ole Abrahami laps, sa oled patuori. Samamoodi me võime olla Jumala pojad, aga patuorjad, pimeduse orjad, halvatud, Kristuse ihu, halvatud ihu, jõuetu, halvatud, mannetu, tegevusetu, funktsioonitu, mis iganes, mis see veel sõna veel oleks, mõttetu. Absoluutselt. Neil oli see vale värastunud mõtteviis, meil on Abraham isaks. Liha alati tahab enne selle ette otsa panna kellegi teise, meil on isa. Tema on tegija ja mina olen tema poeg. Kui Risti ja Johannes tuli, siis nad ühed läksid sinna selleks, et pilgata teda. Teised läksid selleks, et ei ilutseda tema. Risti ja Johannes, mina ka selle tulukese ajasin, saan nüüd ilutseda. Ma olen nüüd ka tegija, sellepärast tema on tegija. Ma olen ta lähedal. Aga sa ei ole tegija. Tema on Abraham, Abraham on minu isa, ma olen nüüd ka tegija, ma olen Abrahami poeg, sa ei ole Abrahami poeg, sa oled hoopis paturi. Seepärast, et sa tahad tappa mind. Abraham ei ole selliseid tegusid teinud, kui sa oled Abrahami poeg, siis tee ka Abrahami tegusid. Meil on Abraham isaks. Mõtteviisid. Ja ta ütleb, et ori ei jää majasse igavesti, poeg jääb igavesti. Nii et religioon ja antikristuse teenistus ei ole kedagi vabaks lasknud. Ja nüüd ta ütleb, et kui poeg teid vabastab, siis te olete tõepoolest vabad. Ja nüüd tuleb see ala, milles Kristus ihu ei ole vaba tänapäeval. Aga milles Jumal vabastab meid ja vabastab suuremal moel, kiitus Jumalale, kui oli algkogudus. Luuka 16:9. Ja mina ütlen teile, et tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga. Et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse. Kes ustav on kõige vähemas, see on ustav ka suures, ja kes ülekohtuna on kõige vähemas, ta nimetab kõige vähemaks raha. Kui te ülekohtuses mammonas, ehk kui me rahas ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte tõelist usaldada. Pane tähele, siin on mõtteviistega küsimust, siin ei ole tegemist mitte midagi rahaga. Ma ei räägi kümnisest, ma ei räägi ohvriannetustest. Ma ei räägi rahast, ma räägin mõtteviisist, ma räägin mammona kummardamisest, ma räägin mammona teenistusest, meelelaad ja absoluutne. Kui sa tahad olla aus, me täna ei ole sellel alal vabaks lastud Kristusesse, sellepärast, et meid on kasvatatud niiviisi, me oleme olnud selle süsteemi sees, me oleme olnud selle süsteemi orjad, me oleme olnud selle mammona mõtteviisi orjad. Ja seetõttu ei ole meil olnud eesmärki, kuna ei ole olnud apostelikku, kes loob selle ühtse eesmärgi. Meil ei ole olnud liikumist ja seetõttu ei ole meil olnud ka vajadust tegelikult olla vabaks lastud mammon orjusest. Aga kui saab eesmärk paika, apostelik õpetus, apostelik eesmärk, apostelik arusaam, apostelik arm, siis tulevad ka need kõrgistused lendavad minema ja meid vabastatakse mammon orjusest. Sest ütleb niiviisi, et kui me selles ülekohtuses mammonas ei ole olnud suutelised, olnud ustavad, siis Jumal ei saa meie kätte usaldada tõelist. Ja ta ütleb, kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte anda meie oma. Ükski sulane ei või teenida kaht isandat, sest ta vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühe poole ja põlgab teise ära. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat. Ja nüüd vaata, seda kõike kuulsid varisereid, kes olid raha ahned. Sellepärast ma ütlesingi, et siin ta mammona all mõtleb raha. Ja nad ervitasid teda. Aga Jumal vastas, teie olete need, kes endid teevad õigeks inimeste ees. 666. Aga Jumal tunneb teie südant. Sest mis inimeste keskel, mis 666 keskel on kõrge, see on Jumala ees jäledus. Mõtteviisid.
Ja siit edasi ütleb ta niiviisi, käsuõpetus ja prohvetid ulatuvad Johanneseni, sellest ajast peale kuulutatakse Jumala riiki ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse. Siin sa näed taas, sa näed eesmärki, siin sa näed pühitsust. Kristus ihu täna ei ole sellises kohas, kus me oleme ära tundmisele jõudnud, et käsk ja prohvetid ulatasid kuni risti Johannese tulemiseni. Sellest ajast sai, kui Jeesus maksis hinna, sai sünnitatud kuningriigi ajastu. Kuningriik on tulnud. Ja kui täna keegi kuskil kuulutab võib-olla kuningriiki, võib-olla nüüd enam mitte nii väga, siis räägitakse, et no nii, see on nüüd see kingdom now või kuidas igas inglise keeles hääldatakse õpetus. Kuule, aga kuningriik on juba 2000 aastat maa peal. Tegelikult. Nüüd, kas me toome esile selle kuningriigi valitsuse? Taast ütleb Matteuse evangeeliumis, et ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kõigele loodule tunnistuseks. Tunnistuseks saab kuulutada ainult kuningriigi evangeeliumi, mitte pääste evangeeliumi, mitte armu evangeeliumi. Kuningriigi evangeelium sisaldab seda kõike, aga need ei sisalda kuningriigi evangeeliumi. Sest kuningriigi evangeelium tähendab, on kuningas ja on tema valitsus ja on tema alamad. Punkt. Ja selle evangeeliumi kuulutamisel võetakse kõik meelevalla alla, kõik need muud. Sest nagu ta ütleb niiviisi, ja ots tuleb peale seda, kui ta on hävitanud kõik meelevalla võimu ja valitsuse, sest tema peab valitsema. See kuskil Korintuse kirjas on see. Kui aga mul seda nägemist aru saama ei ole, siis ma ei käitu kui valitseja, kui kuningas, vaid ma käitun kui parimal juhul kui võõras ja majaline, eks ole. Niisiis, vaatame seda teist ka. Mattuse 6.19 ütleb, ärge koguge endile varandusi maa peale. Kõigepealt esmalt sa nägid niiviisi, et meil ei tohiks olla raha mõtteviisi, et raha valitseb meie üle. Ja kui me oleme ausad, siis tegelikult raha valitseb meie üle. Mis pärast raha valitseb meie üle? Kõigepealt meil on puudu olnud eesmärk. Siis üks asi, miks veel raha valitseb meie üle, sellepärast, et me ei ole tunnetanud ära veel täielikult Jumalat, kes on armastus. Sest ta ütleb selgelt, et kui me tunnetame ära armastuse, kelleks on Jumal, siis see ajab igasuse kartuse välja. Kui nüüd täna Jumal tuleks, ütleks sulle, ütleks mulle, vähemalt kui ta mulle ütleks, siis ma olen päris aus. Urmas, müü maha kõik, mis sul on. Jaga see raha vaestele. Ma jätsin ühe koha vahele, aga vaata, see on tegelikult nii kaunis koht, see lugu rikkast noormehest. Ta tuli siira südamega Jumala juurde. Ta ütles, et mul on miskit puudu. Mis see on? Jeesus ütles, täida käsud. Mul on seda kõike juba maast madalast või lapsepõlvest peale, kus ta ütles teinud, mis mul veel on puudu, sest see ei rahuldanud teda. See ei pakkunud talle seda, mida ta vajas. Ta vajas mida? Ta vajas vabadust. Et saada vabaks, tuli Jumala sõna, müü ära kõik, mis sul on, mis sind orjab, mis on sul vangistanud, jaga see vaestele ja järgi mind. Ja rikas noormees läks ära kurvalt, sellepärast, et tal oli palju vara. See on see, mis on mammona-meelsus, see on see, mida raha teeb. Kui nüüd Jumal täna tuleks, ütleks mulle, Urmas, müü ära kõik, mis sul on ja jaga vaestele ja järgne mulle, siis mis toimub minu mõttes? Aga kuidas? Pere ära toidan, kus elan, millega toitun, millega riietun? Mõtteviisid. Me ei ole selle koha pealt vabastatud sinna, kus me teame, et tema on isa, kus me teame, et mind on kutsutud sõjateenistusse, kus me teame, et ma ei lähe sõjateenistusse omal kulul, vaid tema. Kui keegi värvati sõjateenistusse, siis anti talle ka riietus, toit, kõik. Siin ta ütleb nüüd, et ärge koguge endile varandusi maa peale, kus koi ja roosta rikuvad vargad, nii edasi, vaid koguge endile varandusi taevasse. Sest ta ütleb, sest kus su varandus on, seal on ka su süda. Vaata, kui paljud on lahkunud ja paljud lahkuvad, kui ma pikalt jagan ja mida iganes ja ühest küljest ühed on niiviisi, et mõnel läheb võib-olla buss. Okei, see on andestatav, kui on väga pikk maa. Kui on lühem maa, ei ole andestatav. 3 või 5 kilomeetrit Jumala osaduses kõnniksid palju rahulikumalt maha. Teised lahkuvad, mis pärast? Abikaasa ootab, lapsed ootavad, aiamaa ootab, kodu korrastamine ootab, söögi tegemine ootab, mis iganes ootab. Ärge koguge endale varandusi maa peale, vaid koguge varandusi taevasse. Meelelaad, ma räägin taas mõtteviis. Kõigil on 24 tundi, kõigil on majapidamine ja mida iganes.
kes panustab Jumala riigile, see lõikab Jumala riigi vilja. Kes panustab sellele inimlikkusele, sellele mammonale, sest ta ütleb niiviisi, ärge koguge varandusi. Kas see tähendaks seda, et ma ei tohi omada? Ei, see ei tähenda seda. See tähendab seda, et sa oma ja mida rohkem sa omad, kiitus Jumalale. Viktoril on uus auto, ma ütlesin kiitus Jumalale. No uuem auto vähemalt, palju uuem. Alati on hea omada häid asju, aga kui tuleb teha valik, siis esimesel kohal peab olema Jumal ja tema riigi otsimine, tema riigi õigsuse otsimine. Et me võiksime lasta Jumalal olla tema, olla armastav isa, olla isa, kes kannab hoolt. Ma oma elus olin ükskord perioodis, kus ma olin talupidaja ja ma võtsin aega ja kuidagi oli niiviisi, et ma jätsin mingid tegemised tegemata ja ma valisin Jumala. Ja see oli nii üllatav, et peale seda, selle asemel, et minna mammona järele, ma läksin Jumala järele ja peale seda, kui ma seda olin teinud, tuli mulle metsa ostu pakkumine, ma lõikasin sealt kuivanud puud maha, müüsin ära, sain sellest selle metsa kätte ja mul oli olemas. Pärast muidugi kurat sadas sisse, varastas mul 330 000 krooni ära, mis oli hirmus raha minu jaoks, ma polnud seda uneski näinud, aga see on juba omaette story, eks ole. Aga asi toimis. Aga nüüd tänasel päeval ma leian ennast muudkui aga tegemisest, ma olen tüdinud ja väsinud sellest tegemisest ja ma ootan, millal tuleb Jumala eraldamine. Millal tuleb aremed eralduda või millal ma teen mingi meeleheitliku katse ennast kiskuda lahti või ma ei tea, mis iganes, aga peab tulema eraldumine. Peab tulema see vabaks laskmine, kus ma olen vabastatud sõjateenistusse. Sest kus ma kannaksin siis tegelikult täna rohkem vilja? Kas see, kus ma olen igapäeva elus ja ma olen argipäeva toimetuste küüsist kinni või ma nagu panustan sellele apostelikule teenistusele, kelleks Jumal on mu kutsunud ja siis on minust kasu palju rohkematele, on kasu Jumala riigile, on kasu Jumalale, eks ole. Või ma lähen ja muudkui põrutan nagu orav rattas seal kogu aeg, et minu kodu ja minu lapsed ja minu naine on kõike vaja ja ikka vaja. Mitte, et minus oleks mammona ahnust või sellist, eks ole, vaid lihtsalt nii palju asju, mis on teha. Pooleli. Mitte niiviisi, et rohkem. Pole mitte valemeelsus, aga nagu kinni. Aga samas nemad olid vabastatud Jumala riigi levitamisse ja samas kõik nende vajadused olid täidetud. Nii et siin on vaja, et Jumal saab sisse. Siis ta ütleb, et kus on meie varandus, seal on ka meie süda. Ehk kus on meie mõtted ja kus on meie meel. Vaat kui palju on sellist asja olnud, et lihtsalt istud seal ja mõtled lõunasöögile näiteks või mõtled õhtusöögile ja mõtled, mida õhtuks valmistada või mis iganes. Kus on meie meel, kus on meie mõtted? Selle asemel, et istuda nagu aktiivselt siin, selle asemel, et rünnata taevriiki selle meelsusega enese sees. Jumal, anna talle rääkida nüüd tõelist asja, kaua ta mämmutab seal. Saad aru? Siis on jälle niisugune religioosne arusaam, et maju ei tohi kohut mõista. Keegi ei kutsugi sind kohut mõistma. Sind kutsutakse taevriiki ründama. Midagi muud. Ja vaata, kõigega sellega seoses. Kus on su varandus, seal on su süda. Edasi ütleb, ihuküünal on silm. Ja kui meie silm on terve, siis on kogu minu ihu valguses ja siis ma olengi valguseks. Kui mu silm on rikkis, prioriteedid ei ole paigas, Jumal ei ole esimesel kohal, tema riik ei ole teisel kohal, tema õigsus ei ole kolmandal kohal, vaid on muud asjad, siis ütleb ta väga selgelt niiviisi, et see valgus minu sees, mida mina pean valguseks, on pimedus. Ja siis ta küsibki, et kui suur on siis pimedus väljas. Et me mõistaksime, kuivõrd oluline on see, et me iseenesest ei lähe sinna. Me vend ei õpeta täna venda, me ei saa midagi nagu vägisi toimuma panna, aga kui Jumala sõna valgus tuleb, vaat siis on vaja teha kvaliteetne otsus, öelda, isand, siin ma olen, kes sa oled ja mida sa tahad, et mina teen. Paulus ei hakanud seal veiutama, isand, kes sa oled ja mida sa tahad, et mina teen. Ja tuli eraldumine. Ja selle eraldumise tõttu ta ei pidanud nendest apostlitest, nemad sul on erilised apostlid, ma lähen ka nende jalgade ette õppima või mida iganes. Ja selles ei olnud uhkust, vaid selles oli arusaam, et tema on kõik. Ja tema käest tuli nüüd see ilmutus. Pidas kõiki pühmeiks, sai ilmutust, sai eraldatud selle sisse, kelleks ta oli loodud ja jooksis. Ma olen oma usu säilitanud, ma olen oma võidujooksu lõpetanud. Ja siin ta ütleb taas, et ükski ei või teenida kaht isandat. Kui esmalt ütles niiviisi, et sa ei või omada Kristuse meelt ja samal ajal mammona meelt, võimatu. Siin ta ütleb niiviisi, et ma ei saa omada Kristuse meelt ja samal ajal seda, et mul on niiviisi, et ma tahan varandusi maa peale, ma taotlen neid. Võimatu.
Jumala poegadena ja Kristuse ihuna me peame saama vabastatud sellesse kohta, kus ei ole mitte midagi meie oma. Ja jällegi see ei ole mitte inimlikul pinnal. Inimlikul pinnal oleks see needus, see oleks õudukas. Aga vaimus vabaks lastu. See sama rõõm, see nauding vee peal kõndimisest, kui Jumal tuleb, ütleb, Urmas, müü nüüd kõik ära. Aga ma räägin siis selle loo õrnalt ka veel, küllap see kannatad mind ja samas igal ühel on vabadus ära minna. Nagu ma ükskord juba ütlesin, kui ma näen, et kõik oled ära läinud, siis ei jää mul ka muud kui koju minna. Ja kui Paulus jutlustas seal terve öö, ma saan aru, mina ei ole Paulus, ma ei ole täna nii võitud, ma ei ole nii mida iganes veel. Aga kannatad ära, akna peal sa ei istu, alla ei kuku, on ju. Ja ma ei kavatse siin kogu ööga olla. Nii et, aga just see, et kui nauditav, mis asi see oli nauditav, mida ma ütlesin? Vee peal kõndimine just nimelt. Sest kujutan nüüd ette, kui Jumal tuleb ja ütleb nüüd, sosistab sul täna kõrva, et kuule, Paul, ma räägin Aimele ka, ära korda, et ma ei räägi ainult sulle, sa ei pea naisega võitlema hakkama, ma räägin talle ka. Ma ütlen, Jumal tuleb ja räägib nii, mitte mina. Ja ütleb, et kuule, Paul, mis sa arvad sellest, kui sa müüksid selle kõik ära ja järgiksid nüüd mind? Ja Jumal ütles, et ole rahulik Aime suhtes. Ja alguses sa tunned niiviisi tõenäoliselt mingil määral kurbust, eks ole, sest sa oled oma hinge sinna pannud. Ja samamoodi olin mina Põltsamaal, ma olin oma hinge pannud, ma olin kõrvalhoone ehitanud elus oma esimese kõrvalhoone suure plokkidest, võimas vundament all, katuse, mida iganes, täis betoonist kelderi olin ise ehitanud, mis iganes. Ja kui Jumal ütles, et müü ära ja koli edasi, ma ei tahtnud. Ja ma kibisisin Jumala ees ja ma ütlesin, et mis mul siis üldse on, kui ma lõpuks naise saan, siis mul nagu tühjad taskud, lehvitan neid. Sest ma mõtlesin, et Jumal võtab mul selle siis nüüd ära, on ju. Jumal jättis mu rahule, tegi mulle pai, ütles, Urmas, ma armastan sind. Ma annan sulle veel rohkem, ehitad veel 10 kelderit. Ei, Jumal tuli, tegi mulle tule alla. Tegi sellise tule alla, et ma kisendasin Jumala poole, ma ütlesin, Jumal, kas või Lasnamäe. Peaasi, et siit pääseks. Ja samas, kui ma olin enese sees teinud otsuse, et okei, Jumal, ma otsustan sulle järgida, kui sa tood mulle ostja. Ja järgi see on omaette story, ma sellest ei räägi, aga just see, kui ma olin teinud selle otsuse, ma teadsin. Mul ei ole enam kahju ka, kui ma sealt lahkun. Ja täpselt nii see oli. Ja ühe kinnistu müüsin maha, tahtsin 500 000. See oli see, mis Jumal rääkis mu südamesse. Astronoomiline summa minu jaoks tol ajal. Tõsiselt. See oli 20 aastat peaaegu tagasi. Ja sain selle kõige eest, sain vist 330 võtta maha, mis siis jääb alles 170 või? 70 000 sain vist kätte ja pärast pidin müüma kõik ülejäänud maha seal, kui mets oli maha võetud, ära varastatud ja nii edasi, mis kõik ja siis sain 100 000 veel. 100 000 eest sain osta sissemakseks ühe kinnistu, kus on 2 maja ja see teine maja, kus on 5 korterit, panin tootma. Sain natukene üüri, kolis välja, tegin paremaks, tõstsin üüri, kolikis keegi jälle välja, tegin remonti, tõstsin üüri, maja teenis ennast välja, siis maja teenis järgmise kinnistu seal välja, ühe 300 ruudulise pool kelderi, pooleldi niisugune vana, vähemalt Eesti-aegne. Nii, siis sai ostetud ühe vennaga 2 peale Väike-Maarjas üks kinnistu, see sai nüüd maha müüdud, tänu Jumalale, selle tõttu on ka auto ja natukene raha veel alles. Nii, see on osaühingu raha, tähendab, mitte minu oma, eks ole. Ja sa näed, üks kinnistu sai müüdud, 4 tuli vist asemele või? Nagu ta ütles niiviisi, et kes jätab minu pärast, jätab põllud või majad või nii edasi saab juba siin, eks ole. Nii et asjad toimivad. Aga just see, et mul ei olnud ka enam kahju. Ja kui nüüd Jumal tuleks, eks ole, su ellu nüüd täna ja sosistab, et Paul, müü kõik ära. Ja sa enesest teed otsuse, et okei, Jumal, sina oled ju Jumal ja teeme nii. Millise naudingu osaliseks sa saad siis, mida sa ei saa, nii kaua kuni sa omad seda. Võib-olla Jumal lasekski maha müüa, võib-olla ei lase, lihtsalt paneb proovil, on ju. Aga võib-olla müüdki kõik maha ja sa ei tea, mis on edasi, on ju. Sa käid vee peal. Ja seal on ainult imed, sellepärast, et Jumal on näinud su ustavust, samamoodi Abraham, tal oli tõotatud poeg, on ju. Nüüd, kui ta läks ja pidi ohvriks tooma oma ainusündinud poja, oma tõotatud poja, tapan ära, no kuule, anna andeks. Tegi otsuse usaldada Jumalat. Sai noa tõsta, Abraham, stopp, sikk või jäär või kes iganes oli seal põõsastes, eks ole. Samamoodi. Jumal ei tähenda, et ta võtab siis nüüd sinu oma ära, vaid ta vabastab su. Tegelikult siis ta alles vabastab su. Ja see on, ma usun, tõeline nauding. Ja siin ta ütlebki niiviisi, et sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures
oma elu pärast, mida süüa, mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided, sest meie ihu on ju püha vaimu tempel. Ja ta ütleb, et kes rikub templi, selle rikub Jumal. Nii et kui nüüd Jumal sulle ihukatet enam ei annaks, siis oleks ta ju ise, eks ole, valetaja. Nii et sellepärast ta siin ütleb niiviisi ja vaata, kui mõnus on ju see, kui me tõeliselt oleme sellesse vabastatud. Ma ei pea muretsema. Jällegi ma mäletan oma elus, oli siin mingi võib-olla 6-7 aastat tagasi, 5 aastat tagasi, mis iganes. Tõenäoliselt 6-7 aastat juba. Ma olin kohas, kus ma ei teadnud, mida mu homne päev toob finantsiliselt. Ma tahtsin rohkem nagu pühenduda Jumalale, eks ole, ja ma ei otsinud enam tööd, vaid lihtsalt otsustasin, et kui Jumal sa annad tööd, teen tööd, kui ei anna, siis lihtsalt mu mõistuses käisid sellised lahingud, mis saab homme, mida ma söön, millega ma riietun. See oli võitlus. Ja kui ma selle võitlusest lõpuks sain võidu ja ma otsustasin, okei, ma otsustan Jumal sind usaldada. Võib-olla ma pidin seda paar korda ära andma, ma enam ei mäleta, aga ma mäletan, et see oli võitlus. Ja ma ei jäänud nälga, ma ei jäänud paljaks. Maksud said makstud ja kõik. Ja sedasi tasapisi olen ma nüüd sellises kohas, kus ma nagu ei otsi endale enam tööd. Muidugi nüüd on ka natuke tiksub juba sellest üüritasudest ja nii edasi, eks ole, aga just see, et need sammhaaval, kui sa saad selle koha pealt sõnakuulelikkuse, siis sa näed taas, kuidas see vesi kannab, Jumal ei lase sul uppuda. Okei. Ja ta ütleb edasi, sest kõike seda taotlevad paganad. See on maailma mõtteviis, mida ma söön, millega ma riietun. Teie isa teab ju, et te kõik seda vajate ja nüüd ta ütleb, aga otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike muud antakse teile pealegi. Kui me nüüd jõuame sellesse kohta, kus me jõuame sellesse vabadusse, et me hakkamegi otsima Jumal esiti sinu riiki. Et ma võib-olla jätan omale külvamata mõne peenra või jätan midagi tegemata või jätan midagi ehitamata, ma ei tea, mis iganes selle asemel, ma otsustan minna omade keskele ja hakata ründama taevariiki. Mul on taevane eesmärk, kõrgem visioon, kõrgem kutsumine, kõrgem see. Ja siis vaadata, mis siis hakkab sündima. See ei tähenda, et ma jätan hooletusse oma lapsed või mida iganes, eks ole. Me saame aru, Jumalas on alati kaine mõistus, seal ei ole mitte mingisugust nagu imelikku värki. Aga just see, et kui Jumal saab kätte minu tahte otsuse, ta näeb, et ma tahan otsida esiti Jumala riiki ja tema õigust. Kui ma tahan jõuda sellesse kohta, kus mul on aru saam, et ma olen jumalikus koguduses, ma olen jumalate seas, kaassõdalaste, kangelaste seas, täiuslikuks tehtud vaimude seas, et nüüd teostada isa tahet, et nüüd tema riik tuua esile, tuua nähtavaks siin, hakata koos sõdima, hakata koos mida iganes tegema. See saab olema tõeline asi. Palju tõelisem asi kui kõik see, mida iial seal nagu inimlikkus võiks pakkuda. Okei, nüüd me oleme täitsa lõpus ka. Ja nüüd Peetrus, see kuulus Peetrus, kes alati tormas ja lõi enne ukse maha ja kui uks maha ei läinud, siis jooksis peaga läbi seina ja siis alles küsis, et mis see oli. Kes saab ilmutuse isa käest, sina oled elava Jumala poeg. Järgmisel hetkel ütleb, ei issand, ärgu seda sul sündigu. Mina ikka kõva tegija ja ilmutuse saanud isa käest ka ja ristile sina ei lähe. Või kaunis. Tagane minust, saatan. Sa oled mulle pahanduseks. Sa ei mõtle mitte Jumala, vaid inimeste kohaselt. Ja siin taas see Peetrus. Mõnus tegelan omamoodi. Kostab ja ütleb issandale, vaata, meie oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud sind. Mis me sellest nüüd saame? Hea küsimus. Kauplemine käib, seepärast, et issand ei jäta ilma palgata. Aga Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, et teie, kes olete mind järginud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma aujärjele, istute ka ise 12 aujärjele ja mõistate kohut 12 Iisraeli suguharu üle. See on palju kõrgem, palju meeldivam, palju rõõmustavam, palju nauditavam, ma ei tea, mida peaks veel ütlema, palju rahuldust pakkuvam, kui see, et omada seal neid maju ja mida iganes. Asetatud vaimses sfääris meeleola positsiooni, asetatud isa paremale käele, asetatud looja positsiooni, kus sa oled kaasosaline tema loomingus, mis tema mõtetes on jõudnud lõppu, nüüd sinu kaudu tuua esile.
Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab mitu korda rohkem ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimaseks ja viimased saavad esimesteks. Ja temaga ühes käis palju rahvast ja tema pöördus ja ütles neile: kui keegi tuleb minu juurde ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi oma elu, see ei või olla minu jünger. Ja kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Sest kes teie seast, kui ta tahab ehitada torni, ei istu enne maha ega arva kulu, kas tal on, mis vaja läheb teostamiseks. Et kui ta alus on rajanud ega suuda lõpetada, kõik vaatajad teda ei hakkaks naerama, öeldes, see mees hakkas ehitama ega suuda lõpule viia. Nõnda ka igaüks teie seast, kes mitte ei loobu kõigest, mis tal on, ei või olla mu jünger. Sool on hea, aga kui sool tuimub, millega seda teha soolaseks? Ei see kõlba maasse ega sõnnikusse, see visatakse välja. Kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Amen. Mina olen lõpetanud. Kellel kõrvad on kuulda. Jeesus ütles ka, pange tähele, kuidas me kuuleme. Ja. Halleluja. Nii et sõna on esile toodud, siis on alati teadmine, aga sõna on ka oma töö teinud. Kes sõna on see meile vaat? Ja. Meil on see sõna mööda. Halleluja. Ja, siin on üks palve soov ka toodud. Et paluda seda Järvamaa kristliku suvefestivali pärast. See homme algab. Oi, kas see on neljapäevane? Juba palvetasime. Siis on vana. Siis ma ei ole näinud seda. Neljapäev oli ka vahepeal, õige. Nii, aga oleme palves, täname Jumalat. Ja, halleluja. Aja eest, sõna eest, täname Jumalat ka tarkuse eest, et tema on meie tarkus, tema on see, kes juhib meid oma vaimu läbi, tema on see, kes kinnitab oma sõna, teostab seda, viib täide. Nii et kõik, mis on alustatud, mis issand on endas välja kuulutanud, alustanud, selle tema ise ka täidab. Ja teostab ka vahepealse muidugi. Kõik on ju tema käes. Halleluja. Halleluja. Nii et kiidame issandat. Kiidame issandat. Halleluja. Isa, me täname sind, et see on see päev, mille sina oled loonud. Ja me täname, et see on see sinu päev, rõõmupäev. Me täname see, mis on see armuandja kinnitus, et me võime elada täna issand igast ühest sõnast, mis lähtub sinu suust. Ja, halleluja. Ja sa oled andnud need sõnad eluks oma rahvale. Halleluja. Jumal, ja me täname, mitte üks sõnust ei lähe tühja. Kõik, mis on sinu huulid lähtunud. Jumal, oled sina kindla eesmärgiga läkitanud oma sõna, teatavaks teinud oma sõna, et need on sõnad, mis täituvad selle maa jaoks. Halleluja. Jumal, nii nagu sa oled valinud oma ihu, oma koguduse, et see on sinu ihu, sinu kogudus, sinu nimega nimetatud rahvas, kes peab kuulutama sinu väelisi tegusid, kes peab esile tooma, Jumal, sinu tahte sünni siin maal. Ja kui paljud asjad lähevad ära, kui paljud asjad justkui inimeste käest kaovad ära, nagu me kuulsime ka selles sõnas, kui paljud asjad kaovad, siis Jumal, me täname, sa oled Jumal. Sinus olevast ei lähe miski minema. Sa ütled oma sõnas, et see on vili, mis jääb. Vili,
mis on igavesti kestev. Jumal, igaühe sõna, mida sa oled andnud oma rahvale, mis on elavana, teravana, meelsuse mõtete hindajana sinu rahva sees, et tuua esile kõik, mis on kui varjatu, mis on ka inimsilme eest varjatud. Jumal, me täname, oled sina oma vaimuga tuua esile ja kinnitada see sellele maale. Ja me täname, et selle tule, mille sa oled põlema süüdanud, Jumal, see, mida sa oled viinud üle maa, meie tahame täna taas kuulutada, las põleda, millele on antud õigus põleda, sest see on sinu igavene tuli, mis põleb. Ja Jumal, selles me tahame kuulutada ja inimlik lihalik käsivars ei saa seda peatada, ei saa hävitada, ei saa sinust lahutada, ei saa tekitada lõhet. Jumal, see, mille sina oled, millele sina oled kuulutanud elu õigsuse, peab kestma, peab olema selles jäävuses, peab olema enese tootmises. Ja Jumal, me täname, see on sinu sõnavägi. Jumal, need on sinu eesmärgid sellel maal. See on sinu tahte sünd sellel maal, kus kõik need surnud luud kokku tulevad üheks ihuks ja moodustavad selle ihu, et taas kuulutus sinu vaimust saab elustada selle ihu ja anda sellele tulevikku. Jumal, me täname selle eest, kõigi nende sõnade eest, mis täna on välja räägitud selles atmosfääris. Jumal, me täname jäävad meelde tuletama sind, kirkus Issandat, au Issandat, kes sa valitsed täna. Halleluuja! Ja me täname, et sa lased oma lõvimõirgel mõirata. Sa lased oma kotka lennul lennata ja nendel silmadel vaadelda, kõrvadel kuulda, südamel taibata, tähelepanul olla sellega kaasas. Jumal, see on sinu töö ja sinu tegu sellel maal. Sa lased kuulutada oma enda nime oma enda ees. Halleluuja, nagu see Joeli armee tõuseb sellel maal, sinu nime kandev armee, et tuua esile sinu nime kiitus. Sa oled Jumal ja kuningas igavesti. Me täname, et sa oled ja sa jääd kuningaks lõpuni, sest sinu kuningriik ei kuku läbi. Sina ei ebaõnnestu. Sina oled, kes sa jääd alatiseks, selleks, kelleks isa sinu on määranud, kuningaks oma kuningriigiks. Ja me täname, et meie võime täna olla sinu kuningriik, et tuua esile kuninga sõna, kuninga eesmärk, kõik, milleks sina oled loonud, kõik selle, et see toob esile sinu täiuse. Nagu sa ütlesid, kes kõik kõigest täidab, Kristus, see on sinu ihu, täiuslikuks tehtud ihu. Ja me täname ka see pruutlik kogudus sinu jaoks, keda sa täna kaunistad, ehid ja valmistad enese jaoks. Halleluuja! Ja issand, siin me oleme lihtsalt olemas sinu jaoks, ühe ainsa jaoks, kellele me oleme määratud üksnes sinu jaoks, Jeesus. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kõik inimlik mõistmine, see hoiab meie südamed ja meie mõtted. Issand, sinu sees, Jeesus, sinu nimel, aamen.